Seminaril Peipsi seminarile. Pikemalt on ta teil kavas lahti kirjutatud Peipsimaa turismkeskkond. Huvitav, Peipsimaa on pikk otsast lõpuni. Sel suvel õnnestus mul ka käia koos Peipsi ja Sisevete festivali käigus kõik Peipsiveed läbi. Et just koha nimed ajad võib-olla sassi, et Kasepää oli vanasti siin vald. Siin on Kasepää külaselts, kes teile täna süüa pakub. Tegelikult kohanimi on Tiheda, Kasepää on sealpool. Ja kui te pärast vaatate, kes ehitas seda projekti kirjutus, oli hoopis Ametu külaselts. Vanad valla kõik külad, Vigurada koos külaseltsidega on siis seda asja siin toimetanud, siin piirkond. Väga lühidalt et sissejuhatuse, me oleme natukene üle, aga seda annab alati ju kuidagi krõsitseda parajaks. Et seminar toimub väga loogiliselt. Meil on 3 ettekandjat, nagu teemad ütlesid turismist, keskkonnast ja investeeringutest. Iga ettekande järel loodan, et kellelgi on küsimusi, kommentaare, siis me ajame asja segasemaks, kutsume 2 inimest juurde, tekitame siia ette paneeli 5 inimesest ja siis loodame, et läheb aruteluks või lausa ettepanekuteks. Igaks juhuks ütlen, eriti austusväärsed inimesed seal kaamera ees, et salajutt ei maksa sosistada, teie taga on kaamera, et võimalikult, seal peate võimalikult vaikselt olema juttudeks, seda tagatõppest välja minna seina taha, et jääks kõik ikka peale ajaloo huvides. Me alustame kohe ilma pikema sissejuhatusega. Teil on kavas kirjutatud küll Kadiploom Peipsimaa turismist. Kahjuks füüsiliselt teda täna kohal ei ole. Ettekandes seda panustas, aga ettega annab küll ametlikult palgasaajana Mustvee valla abivallavanem, aga antud teemaga väga hästi pikalt kursis olev inimene. Nii et Peipsimaa ja turism, Aive Tamm. Ja, aitäh! Aitäh Vandi, aitäh kõigile, kes te olete leidnud aega ja huvi tulla tutvuma sellega, mis toimub siin Kesk-Eestis, mis toimub siin Peipsi ääres. Hommikune see seminar Mustvees oli hästi inspireeriv ja väga palju mõtteid liikuma panev, et ma usun, et see nädal, terve see nädal tuleb selline hästi asjalik teile ja meile kõigile ja et kasu sellest on siis kahepoolne, et nii ministeeriumite ametnikele kui siis ka meile, kes me siin koha peal põllul igapäevaselt seda tööd teeme ja panustame sellesse, et ka meie kodukant ja koht ägedamaks muutuks. Jah, Peipsimaa turismiga olen mina kokku puutunud siis juba sellest hetkest alates, kui kalandusliidri esindajad kutsusid siis kõik maaliidri esindajad, kes Peipsi ääres toimetavad kokku ja arutasid või et siis koos mõelda, kuidas seda Peipsi äärset piirkonda arendada, sest turismi arendamine toimub tegelikult ka täna veel väga tugevalt maakonnapõhiselt. Et ehk siis kõik need inimesed, kes on Jõgevamaal Peipsi ääres, neid justkui suunatakse või kõik paketid on pigem seotud siis Jõgeva ja Põltsamaaga, mis on väga ägedad kohad. Aga kui see turist on siin Peipsi ääres, siis teda huvitab rohkem see, mis toimub siin, mitte see, mis toimub sealpool. Ja just see Peipsi äärne koostöö nii läbi selle Peipsimaa turismi kui ka omavalitsuste on hästi orgaaniliselt toimima hakanud ja selles suhtes et siin on millest rääkida. Kadi on meile teinud siin märksõnad, mis toovad välja need olulisemad teemad Peipsi kohta. Ma tean, see pilt ei ole väga hea, me jagame neid slaide, aga iseenesest see koht oli nii äge, et me pidime seda kasutama hoolimata siin nendest tehnilistest keerukusest. Aga olulisemad märksõnad, jah, Rääbis, Kauksi, Peipsijärv, Samavarid, Sibulatee, et kõik need olulised märksõnad siin välja toodud. Mis on Peipsimaa? Nagu ma siis rääkisin, tutvustame kogu seda ala, mis siin Peipsi ääres on. Ja me ei saa piire tõmmata täna ka ei valdade ega maakondade järgi, sest me peame ikkagi vaatama, kuna tegemist on eelkõige turismi arendusprojektiga või MTÜ-ga, siis vaatame neid turismiarenduskohti ja just seda kanti, mis seda turisti kõnetab, kes siia Peipsi äärde sattunud on. Ja kui siin võtta Mustvee alla, alles lõpeb siin üsna Peipsi ääres ära, aga tegelikult Torma pool on väga olulisi turismi attraktsioone ja kohti, et me ikkagi läheme ka tugevalt Jõgeva valda sisse, et siis ka Palamuse on meil väga hea partner Peipsimaa koostöös, et see tegelikult ikkagi lähtub nendest ettevõtjatest, mitte siis, või nendest organisatsioonidest, kes siis seda turismiteenust pakuvad, mitte siis niivõrd, ma ei tea, võib-olla siis valdadest või kuskilt mingitest geograafilistest piiridest.
Peipsimaa siis on põhjast lõunasse ligi 200 kilomeetrit. Turismi sihtkoht eelkõige ja 4 erinevat maakonda siia alla jäävad. Et muidugi täna on selles mõttes oluliselt lihtsam seda turismi arendada, sest valdasid on oluliselt vähem, sest valdade liitumine toimus. Ja võib-olla ühe sellise hea võrdluse toon veel sellisest Peipsi-äärsest koostööst. Kui mõned aastad tagasi, ma tean, et 3 Jõgeva maakonna vallavanemad pidid kokku saama, siis seda aega leida oli väga keeruline, et 3 kõigile sobiks. Kui 6 Peipsi-äärset vallavanemad pidid kokku saama, siis see aeg leiti. See on selline hästi orgaaniliselt liikuma hakanud. Mis on need märksõnad ja väärtused, mis toovad Peipsimaa kaardile? Muidugi Peipsi järv ja meie piirkonna loodus. Looduse mõistes meil on hästi erinevaid teemasid, mida pakkuda. Meil on Emajõe Suursoo, meil on Pooremaastik, meil on Kauksi liivarand, hästi erinevad, keda loodus kõnetab. Peipsi järv iseenesest tegevused järve peal võimalus tulla ja olla. Siis kirev kultuur ja kogukonnad. Meil on vanausulised, meil on poluvärnikud, meil on baltisaksa kultuuri. Jah, siia vahele kaob Eesti enda traditsiooniline rahvakultuur ära. Sest ka projekte kirjutades, siis vanausulistel on palju lihtsam rahastust peale saada kui Eesti rahvatantsijatel näiteks. No, ikka räägin siia selle loo ka ära, et Pille siin teab, et kui Mustväe tüdrukud noorte tantsupeole läksid, siis kuigi tüdrukute perekonnanimedes käis slaavi nimi väga tugevalt läbi, siis tegemist oli Eesti kundiga, aga oleks hea meelega pandud venelaste kirja, sellepärast et kõlas atraktiivsemalt. Aga jah, et see Eesti rahvakultuur võib-olla isegi kõikides nendes teemades kaob teiste asjade vahele ära või teiste kultuuride vahele. Ja muidugi Peipsimaa maailmakaardile toob meie kala ja kohalik toit. Et see Peipsi järv on väga liigirikas, kalarohke, aga me peame seda suutma säilitada ja hoida, et meil oleks seda kala pakkuda, et seda kohalikku toitu oleks pakkuda. Paraku see on jälle see, mida saab tarbida siin ja nüüd ja praegu ja koha peal. Mis on meie väärtused? Koostöö, säästev areng ja autentsus. Ka koostööst ma siin rääkisin. Koostööd liidertegevusgruppide vahel toimivad vähemalt 12 aastat, kui mitte rohkem. Kohalikud omavalitsused on koostanud ka arengukava, mis ei ole tulenenud ühestki seadusest, et peate selle tegema, vaid see oli see, mida taheti teha piirkonna arenguks. Ka kui turismiettevõtjad teevad koostööd nii kohaliku toidu teemadel kui ka erinevate teenuste osas. Siis säästev areng. Me ei saa oma turismipotentsiaali ära kasutada, kui Peipsi järv, ma ei tea, kalast tühjaks püütakse. See on selles mõttes väga oluline märksõna, aga me jagame seda järve siin ühe teise riigiga, ühe teise riigi seadustega. Ja autentsus. Ka need vanausulised, mis on meie uhkus, meie neist siin räägime, nemad ise tahavad elada rahulikult. Et kuidas seda tasakaalu hoida, et meil oleks seda vanausuliste kultuuri ka turistidel eksponeerida, aga et meil kasutaks ära meie oma inimesi. Turismipotentsiaal Peipsimaal. Loodus, kultuur, looduskaitsealad, Kauksi liivarand, 30 kilomeetrit liivaranda. Jah, paraku võib-olla see, meie piirkonna mõistes on selline väike okas hinges, et ka meie valla elanikud tahaksid, et meil oleks siin Kauksi liivarand. No mitte midagi teha ei ole. Geograafia on see, mis meie vaateid pole nii ilusateks teinud. Aga see on selline väärtus, mida Peipsimaal turundada. Siis mitmed aktiivsed puhkuseteenuse pakkujad, et see turismiteenus ju järjest areneb ja laieneb ja ettevõtjad tulevad kaasa küll see hooajalisus, mis paraku ei võimalda nendel teenusepakkujatel aastaringselt hästi ära elada. Ja muidugi mitmekülgne kultuur, sellest ma juba rääkisin. Nüüd majutused, mis ma tooks välja, mis on kitsaskohad. Küll majutuskohti on, aga kui tahta tulla suure turismibussiga,
millega on ju tegelikult palju mõnusam erinevaid teenuseid saada, erinevaid kogemusi, erinevaid pakette, siis ega meil selliseid 30+ gruppe kuskile paigutada ei ole. Et on selliseid väiksemaid majutuskohti küll, mis nii-öelda suudavad inimesed oma muude tegemiste kõrvalt ära majutada või majandada, aga selline suurem majutuskoht eeldab juba suuremaid püsikulusid. Ja selleks nii suurt meil seda turismi potentsiaali või sellist turismi veel ei ole, et seda realiseerida. Ja muidugi RMK on puhkealad, mis on suure külastatavusega, kus on ööbimisvõimalusi telkides. Paraku on olnud ka situatsioone, kus sakslased tulevad siia ja teavad, et Eestis saab ööbida ju tasuta, et mis mõttes te siin hotellis meie käest raha küsite. Et ehk siis tegelikult see RMK-de tuntus on päris laialt levinud. Nii, kohalik toit. Söögikohad ikkagi püüavad seda kohalikku toitu järjest rohkem propageerida. Paraku kala ei ole alati saada, võib-olla sellel päeval seda värsket koha kuskilt püüda ei ole. Ja kui turist tuleb siia ja ta tahab saada seda värsket koha, siis võib pettuda. On küll öeldud, et tulin sinna ja ei olnud enam. Mille peale mina saan alati öelda, et aga tule teine kord tagasi ja võib-olla siis läheb parem. Et see on see, ei ole ju kindlus kunagi selles toitlustuses. Siis, ja muidugi on ka neid, kes ei söö kala, et me tänaselgi hommikusel seminaril pakkusime kõrvale seda teist suppi ka, sest on ikka alati neid, kes ei söö kala. Aga me peame ikkagi kõik inimesed ära teenindama, kes siia kanti satuvad. Aga see kohaliku toidu mõistmine ja see teema järjest areneb ja sibulateed juba teavad kõik. Tegelikult, kui toiduteemaga edasi minna, siis siin potentsiaali on kurgiteel, siin on potentsiaali suitsukalateel, et neid võimalusi on ju küll ja veel, aga jõuaks ainult toimetada. Siis kalandus, loomulikult, Peipsimaa kalanduseta ei ole mõtet rääkida. Et jälle kalaliidri abiga meil on võimalus väikseid kalasadamaid korda teha, kuigi nad on ka sellised ühe ettevõtte põhised. Ja ütleme sellist koostööd sadamate vahel ei ole väga hästi liikuma saanud. Et küll on päris mõnus selline turismisadamate võrgustik tänu valdade koostööle Common Peipsi projektile arenenud, aga selliste kalasadamate võrgustik võib-olla, seal on vaja sellist koostööd veel kasvatada, arendada. Aga kalavarud muidugi vähenevad ja meie võime siinpool järve ju neid varusid kaitsta, aga ma usun, et Aivar oskab selle koha pealt pärast rohkem rääkida, et jah, ilma rääbiseta pole Peipsit, aga Peipsis kui rääbist ei ole, siis on jälle üks oluline selline teema, mis inimesi siia tõmbab ju vähem. Nii, ja räägin siis meie arengufookustest. Peipsimaa kui autentne külastuskoht, ehk siis, et inimesed, kes siia tulevad, et nad näeksid siin seda erilisust. Samas jälle selle erilisuse säilitamisel on oluline mõelda ka selle peale, et see ei hakkaks takistama arengut. Ja muidugi me tahame, et Peipsimaa oleks mõnus kodukoht. Ka see, et inimesed tuleksid siia elama. Ja isegi see, kui nad tulevad siia suvitama või oma suvilaid siia rajavad, jah, tulumaks ja hommikul millest räägiti, läheb võib-olla mujale, aga meil saab piirkond korda. Nii, strateegiakaarti ma rääkima ei hakka, väljakutsetest. Ligipääsu tagamine järvele, piirkonna baastaristu, heal tasemel aastaringselt kättesaadavad teenused. Et siin selliseid murekohti on, ma näen, et Valdi näitab mulle kella vahepeal. Panen selle slaidi, mis räägivad sellest sõnumid riigile, mis on need murekohad, mida me tegelikult tahaksime siis teiega jagada ja mille peale võiks mõelda. Peipsiveere programmi edasiarendamine. Et on see siis Kesk-Eesti programmi näol või on see Peipsiveere programmi näol. Täna Setumaal on oma programm, Peipsiveere programm ulatub ka sinnani, et see tegelikult on väga oluline selline arengutõuge, kus me saame just selle piirkonna eripärasid välja tuua läbi siis erinevate projektide. Et siin on võimalus nii kohalikel omavalitsustel panustada, MTÜ-del panustada ja sellist koostööd arendada, et sellised asjad peavad olema, sest ja just regulaarsus, et sa tead, et see meede uuesti avaneb ja sellega on võimalus edasi minna. Siis suuremate investeeringute
rahastamine. Ma ei tea, siin Est-Rus programmi raames on üks selline väga hea või paar head kogemust Common Peipsi näol. Helena tuleb sellest, saab pärast Helena käest küsida täpsemalt. Aga just, et need investeeringuid oleks võimalik suuremalt teha, sest ma tea, Valdi tõi enne välja, et seda laululava on arendatud, kas oli 5 või 6 erineva projektiga, 5-ga. Noh, võimas asi, aga noh, kuulge, come on. Siis kiire internet, loomulikult inimesed soetavad elamisi praegu maale ja internet on oluline. Siis riigi teenuste tagamine piirkonnas, riigiasutuste toomine piirkonda, teede parandamine, turvalisuse tagamine, piirivalve, pääste, vabatahtlikud, et need teenused oleksid olemas, et need oleksid abiks nii kohalikele kui siis ka turistidele, meie külastajatele, et see keskkond oleks selline mugav ja meeldiv. Elektrivõimalused, ühistransport ja loomulikult koostöö ka Vene poolega ühest küljest on sealpool väga häid maksejõulisi kliente, turiste, teisest küljest see järv on meil ühine ja me peame selle järve eest hoolitsema ühiselt, et meil oleks siin mida ise nautida ja mida oma turistidele pakkuda. Ja turunduskanalid, kus siis praegu Peipsimaa turismitegevusi kõige paremini jälgida saab, visitpeipsi.com, on Facebookid, on YouTube'id, et oleme inimestele kättesaadavad ja leitavad ja neid on ka üles leitud päris kenasti. Küsimusi on, siis võib Kadile helistada. Ei, no äkki Aivo oskab ikkagi mõnele. Kui on tekkinud küsimus? Kas või kohaliku elu kohta, raskuste kohta, suhete kohta riigiga, mida ei ole? Ma küsin. Jah. Me täna oleme hästi palju rääkinud koostööst, et mis on nagu teie koostööd hästi aktiivselt on ka Ida-Virumaal toimetamas turismiklasteris. Kui palju te teete nende maakondadega koostööd, mis siin siis ääres on või on see nagu kuidagi eraldi seltskond, kogukond, kes nagu seda ajab, millest teie räägite? Me oleme pigem turismi kontekstis praegu koostööd teinud Lõuna-Eestiga. Need kollased raamid on kõige põhjapoolsem raam, on ju Mustvees. Et läbi liiderprojektide, eks on nagu inimeste suhetest ikkagi kinni, et ma olin ise liidertegevusgrupi tegevjuht aastaid. Et jah, kuidagi see koostöö jäi lõuna poole turismi kontekstis, et inimestest on see kinni, aga teeme ikka. Ja teeme selliseid just projekte, kui tundub, et seal piirkonnal on see miski. Aga pigem on jah, see Peipsi-äärne koostöö on selline kõige pikemaajalisem ja jätkusuutlikult läbi selle Peipsimaa turismi. Ja tegelikult me räägime täna turismiteenustest, aga siin seda arenguvõimalusi on ka muudes valdkondades. Aga jälle ei ole seda ressurssi, KOKS-i ülesanded on mingid muud, millega kohalik omavalitsus peab tegelema ja ei ole võib-olla sellist võimekust kas või seda elukeskkonda suuremalt promoda ja kui siin vallad ühekaupa toimetatakse, siis see mõju ei ole see. Võimalusi on rohkem, ressurssi ei ole. Ja see ressurssi ei ole ainult raha. Kas on äkki veel mõni küsimus? Ma küsiks ise, et näiteks sama hoone, ma vaatasin, et seal on 4 erinevat fondi, liider, kalaliider, maaeluministeerium, majandusministeerium. Ja 5, siin on näha isegi, sai väiksemas tantsupõranda teha, siis sai 2 meetrit laiemaks veendada, isegi selle kuivamise järgi on aru saada, kuna miski tehtud. Et kas teie vallas peetakse seda turismiobjektiks, kuna Tartus käib enamus rahvast teie suurtel kontserditel, turismiobjektiks, kultuuriobjektiks või on ta eelarvest ta lihtsalt kinnisvara korrashoid? Ta on eelarves jah seotud Peipsimaa muuseumiga ja pikem turism. Ilu on alati vaataja silmades. Selle ma küsingi fakte. Vallavanem äkki oskab öelda, ei tea. Ei no fakt on see, et ta on hea, meil kinnisvaraobjekt loomulikult, me peame korras hoidma, korras olla kulud tulevad. Kuskil kaudu. Aga oskate te öelda viimased 10 projekti, mis te olete nagu vallas saanud, mitu protsenti või arvuliselt, mis ennast mitme aasta pärast, et kuna tekib see hetk, kui see asi ennast ise ära tasub? Kui palju turismiobjekte on selliseid? Või iga toob jälle püsikulusid? On hea näide, mis on tasub ära? See on jah, ei ole sellist arvutust ka tehtud, kuigi võiks, et... No kas Musta sadam tasub ära või te maksate iga aasta peale? Peale maksame ikka. Seda enam, et seal on ka praegu veel arendustegevusi palju peale. Selge. Kas siia on tekkinud saalis veel mõni küsimus? Palun!
Annabeli küsimuse peale, et tema ei saa aru, miks Mustvees ei ole tekkinud spaad. Kas teie saate aru? Selles suhtes, et eks erinevate investoritega on läbi räägitud ja eks neid vestlusi on praegu laual. Aga no vot see on, ütleme ka niimoodi, et erinevate volikogu liikmetega ise, mis ma olen rääkinud, ütlevad võib-olla öeldakse seda, et miks ei ole spaad. Me täna võib-olla tegeleme rohkem selle tugitaristu väljaarendamisega, et see koht oleks niivõrd atraktiivne, et investor leiaks siia selle võimaluse. Et olen mina ise seda meelt, et me ei saa panna spaad püsti kuhu, kus ümberringi mitte midagi ei ole. Aga selleks me peamegi kulutama ka seda oma osalust leida. No siin, ma ei tea, muuseumite või nende promenaadide, kergliiklusteede väljakute arendamiseks, et see spa investor kunagi leiaks meid. Ja otsime teda. Kui te teate kedagi, siis minu, ma võin isegi enda kontakti anda, teil ka Kadile helistada. Aga me täname. Ja me läheme tavaga edasi. Me kutsume siia nüüd siis teemal Peipsimaa ja keskkond rääkima Mustve vallavanema Aivar Lainjärve. Miks just Mustve vallavanem räägib keskkonnast, siis vihjen, et enne vallavanemaks saadud mitut keskkonnateenistuse bürood juhitud, nii et kompetents on olemas, pluss kohalik vaade, nii et arvame väga hea ettekanne. Nii et kas siin saab kuidagi abistada? Ma vaatan, see on päris see tarkvara, mida ma kasutan, siis peab otsimise grupp muutma selle slaidi seanssi käivitada. Imalutena. Ei, no siin on olemas seda ka. Ei, siit. Aive, sa läksid. Juba läksid, jah. Ma selle spa teema juurde lisaks tegelikult veel seda, et ma olen ise mitme inimesega rääkinud, kes on täna siis mingites spaades osanikud. Ja keda ma natuke isiklikult tunnen varasemast elust ja üks väga oluline asi, mis Mustvet puudutab, on ka poliitika, kohalik poliitika. Ehk siis need ärimehed, kes tahaksid tulla siia midagi ehitama, siia investeerida, siis nende jaoks on oluline see, et kui nad hakkavad midagi tegema, siis nad näevad stabiilset arengut, mingit stabiilsust ja et need kokkulepped, mis siis täna homme selle arendustegevuse jaoks tehakse, et need kokkulepped kehtiksid ka 4, 5 ja rohkem aasta pärast, sest ühe spa arendamine algusest kuni valmimiseni võtab ilmselgelt rohkem aega kui üks valimisperiood. Et kui siin on näiteks Viljandist keegi, siis võib-olla teate, kui kaua Viljandis sellega tegeletud on ja praegu veel ei ole päris täpselt teada, millal see valmis saab. See, kuidas Rakvere spaad arendati, võttis ka päris kaua aega. Täna on päris ilus asi, kes käib. Aga see selleks. Jah, vastab tõele, et olen tegelenud keskkonnavaldkonnaga tegelikult elus rohkem kui ükskõik millise muu valdkonnaga, nii keskkonnakorralduse reguleerimise poole peal, siis Lääne-Virumaa keskkonnateenistuse juhatajana ja keskkonnajärelevalvega ka Ida-Virumaal juhtinud siis mingi perioodi Keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa bürood ja sealt kaudu päris hästi kursis ka Peipsijärve teemaga, olen ise käinud siin liigseid võrke välja tragimas, korraldanud reide ja nii edasi. Keskkonnamõju tuleneb ju eelkõige ikkagi inimestest, inimtegevustest. Ja kui 2017 aastal moodustati Mustve vald, siis 5 valla liitmise näol, siis tekkis selline, mitte küll suur vald, aga mõnevõrra suurem vald võrreldes nendega, kus täna on siis 5200 inimest ja tegelikult kui me räägime keskkonnamõjust, siis me räägime selle 5200 inimese igapäevase tegevuse tagajärjest või mõjust keskkonnale. Aga lisaks me peame arvestama ka seda, et
suvel või suvisel perioodil meil siis Kasepää, Lohusla, siin Muste ja järveäärsete piirkondade elanike arv suureneb kordades, mis tegelikult mõjutab olulisel määral ka keskkonnakoormust ja mis tegelikult seab ka teatud survet sellisele ehitustegevuse soovile, vajadust selliste teenuste järele, mis siis nende tegevust reguleeriks, aitaks kaasa keskkonna säästmisele. See kaart on küll veidi udune, siin on hästi näha, aga kui te näete, siis meie vald on siin niimoodi ja siin on Peipsi järve piir. Et meil on väga hea õhk. Meil on päris palju puutumata loodust, meil on kaitsealasid, meil on päris suurt liigirikkust, lendoravat, musta toonekurge. Musta toonekurg on ise näinud kusjuures, lendoravat ei ole. Tean mõnda pesa ka, musta toonekurg. Et meie põhiline teema, mida me tegelikult peame keskkonnakaitse poole pealt täna vaatama, kus meil on probleem. Kunagi võib meil tulla probleem ka välisõhuga, võib-olla mingi valgusreostus, mingi muu asjaga. Aga täna meil põhiline probleem on ikkagi veega. Et kui me seda pilti vaatame, siis kuskil võtaks siit mingi. Et meil on Abijõgi, Piilsijõgi, Mustejõgi ja Homedujõgi. See tähendab tegelikult seda, et kõik vooluveed, mis meie vallas on, jõuavad mingil viisil ühel hetkel Peipsi järve. Ja kõik, mis sinna vooluvette satub ka lõpuks Peipsi järve. Ja kui Peipsi järv vastavalt statistikale täna on kesises seisus, siis see tähendab seda, et sellel on oma mõju kalavarudele kõigele muul. Et kui ikkagi järves on liigselt lämmastikku fosforit, siis see tekitab olukorra, kus vetikad hakkavad vohama, vetikate lagunemisel eraldub vette mürkaineid, mis mõjutavad kalavarusid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kahjuks on see olukord selline, et kui lugeda uuringu andmeid, siis Peipsi järve põhjasetetes on juba täna nii palju toitaineid, et kui praegu üldse mingeid täiendavaid toitaineid fosforit lämmastikuks on peale, ka siis jätkuks nendeks toitaineteks veel päris pikaks ajaks, kuni järv ise puhastumise teel jõuaks siis paremasse seisu. Peipsi on üks Euroopa suuremaid järvesid ja koos Lämmi-Pikko järvega üle 3500 ruutkilomeetrit. See põhjaosa on siis kuskil laias laastus 2600 ruutkilomeetrit. Ja Peipsi järvest tegelikult on alguse saanud ka Eesti alade kalapüügi reguleerimine. 1851 vist oli see, kui leiti, et Peipsi järves on probleem. Järve ääres elavad siis põhiliselt kalandusest toituvad ja tulu saavad inimesed, ei saa enam sellist saaki ja hakati uurima, milles siis probleem on ja moodustati komisjon, mida hakkas juhtima akadeemik Karl Jens Tonvär ja tulemus oli see, et koostati siis esimene kalapüüki reguleeriv määrus, mis võeti vastu 1859. Sellest sai alguse tegelikult kalapüügi reguleerimine Eestis ja tegelikult siis kalakaitse algus, kus siis reguleeriti püügivahendite silma suurust, seal kalade alammõõtu, et väike noori jätkusid välja ei püütaks ja nii edasi. Täna siis vaatasin käesoleva aasta kalapüügikvoote on Eesti poolel, kes ei tea, siis Peipsi järv on ju, seda teavad ilmselt kõik, et Peipsi järv on meil Venemaaga selline ühine veekogu. Piir kulgeb mööda järve ja Eesti ja Vene pool teevad Peipsi järve majandamisel koostööd. Ja kalapüügikvoodid lepitakse omavahel kokku. Marko ilmselt teab sellest palju rohkem rääkida, muidugi on neil läbirääkimistel osalenud.
Eesti poolel on käesoleva aasta püügikvoot natukene üle 3000 tonni, see on siis kõikide kalaliikide peal kokku. Mitmed varasemad aastad on see olnud üle 4000 tonni. Käesoleval aastal on mitmete kalaliikide kvoot tugevalt langenud, kuna teadlased on leidnud, et arvukus läheb alla. Et kui pikka aega oli põhiline saak ahvenat, mis oli üle 1000 tonni, siis käesoleval aastal ahvenat kulub 500 jämedat ja latikas on 1200. Koha 550 ja särg umbes 300 tonni. Siin on palju rääbisest räägitud, rääbise kvoot käesoleval aastal oli, kas oli 89, vist oli 90 tonni. No alla 100 igal juhul, eelmisel aastal oli suur kvoot, oli, sa mäletad? Jah, vist oli 300. Igal juhul väga kosmos oli. Et kuna see kalandus on tegelikult oluline osa ka meie turismist, meie kohalike inimeste sissetulekutest, meil on siin traditsiooniliselt kalapüügiga tegelevad inimesed. Aitäh, 5 minutit. Et siis on probleem selles, et inimesed tahavad ju hästi elada. Ikka, kes ei tahaks? Tahavad võimalikult rohkem teenida. Kuskil täna oli mingi lause, et paljud inimesed tahavad linnas suurt autot, uhket maja. Ja siis on mõned inimesed, kes tahavad küll minna metsa elama, et nad tahavad nendest inimestest eemale. Siis siin kalurite hulgas ausalt öelda, ka järelevalve kogemuse pealt ütlen, et ma selliseid inimesi ei tea, kes tahaksid metsa minna ja vähem kala püüda. Kõik tahavad ikka rohkem saaki saada. Ja see viib selleni, et pidevalt tõhustatakse püügivahendeid, efektiivsus suureneb, järjest kiiremini ja kiiremini saadakse see saak kätte. Ehk siis tegelikult seda kala ei ole nii palju, kui püüda soovitakse. Ja püügivõimsused on tänase kala jaoks niivõrd suured, et püügiperiood jääb väga lühikeseks. On juba aastast 2011, kui ma mäletan, käinud pikad vaidlused sellel teemal, kas peaks olema siis edasi nii, nagu on täna, et on kõigile ühtne püügikvoot, kui see välja püüdaks, pannakse püük kinni, või siis jagada see ära püügivahendite vahele, et siis igaüks saab nii-öelda püüda siis, millal ta tahab, püügivahendid. Eks mõlemal poolel on plusse ja miinuseid ja ma ei hakkaks siin selles osas väga ühele ega teisele poole kalduma. Tahaks, et jääks see nii-öelda traditsiooniline püük siiski ellu, et siis tegelikult riik ehk võiks mõelda selle lahenduse peale, et püügivahendid või püügilubade hulka kuidagi vähendama mingil viisil. Seda on väga keeruline teha, sest püügiõigus on ajalooline. See on siis täna põhimõtteliselt sarnane nagu kinnisvara inimese jaoks, et saab seda müüa, osta, kaubelda selle õigusega turg ja nii edasi. Liigne fosforlämmastik sellest rääkis. Et miks see liigne fosfor ja sinna järve siis jõuab ja miks need kalavarud vähenevad? Üks põhjus selles on kindlasti see, et meil on päris suured vajakajäämised ühisvärgi, veevärgi ja kanalisatsioonivõrkude rajamisel. Et täna, aastal 2021, Mustvee linn ei ole täies ulatuses kanaliseeritud. Mina ei oska teile vastata, miks seda tehtud ei ole. Paljudes teistes kohtades on tehtud. Näiteks ühinenud valdadest Avinurmes on need asjad tehtud. Lõpetati just hiljuti ka Kääpa ja Saare. Siin Kasepääl, siin kus me praegu oleme, siit Mustvest tuuakse vesi siia ja siis kanalisatsioon läheb Mustvesse tagasi, aga see lõpeb ära selle maja juures, mis seal paistab, see lipsuse katusaken. Seal saab see otsa. Et see osa, mis nüüd jääb sinna, see on täna veel kõik tegemata.
kuna poliitikud ei suutnud õigel ajal kokku leppida ja mida aeg edasi läheb, seda kaugemale see rong vist liigub. Me täna vaatame neid vajalikke keskkonnainvesteeringuid, mis meil on tarvis teha. Siis kui mõned aastad tagasi need, mis nüüd lõpetatud objektid on, seal oli omavalitsuse omaosalusprojekti maksumus 20%. Siis täna alla 35 ei ole see isegi mitte võimalik. Aga kui me käesoleval aastal taotlesime KIK-ilt raha, et siit edasi seda lõiku siis sinna Omedu poole nagu tegema hakata, me arutasime enda eelarve võimalusi ja tegime sellise kalkulatsiooni, et 41% paneme omavalitsuse raha ja siis 59% oleks Keskkonnainvesteeringute Keskuse raha ja meie punkti summa ei küündinud nii kõrgele, et me oleks seda raha saanud. Ehk siis tegelikult me jääme järjest sellest rongist maha. Meie eelarve võimalused pigem kahanevad, kuna elanike arv väheneb, tulubaas väheneb, võimalused väheneb. Teiselt poolt riik ütleb küll, et me anname teile nagu valla eelarvetes, me anname teile raha juurde. Eelmisel aastal vaidlesime Jüri Ratasega, kui peaminister oli, et mis teil on ju elu on nii hea, omavalitsused saavad ju kogu aeg raha juurde. Jah, saame küll. Aga teiselt poolt riik suurendades projektide oma osalust ja kõiki muid selliseid meetmeid võtavad selle raha jälle ära. Ehk siis tegelikult me oleme kogu aeg sellises olukorras, kus midagi jääb vahepeal puudu. Ja kui me nüüd paneme siia selle Aive jutu kõrvale, selle spaad ja kõik muud, mida me tahame, et tegelikult meil on vaja siia klienti. Selleks, et me saaksime siia klienti, on meil vaja teenust. Selleks, et me suudaksime arendada teenust, on meil vaja klienti. Me oleme surnud ringist teatud mõttes. Et meil on vaja kuidagi sellest surnud ringist välja saada. Sest praegu, kui me jätkame samal viisil, surve järvele kasvab kogu aeg. Inimesed tulevad, ehitavad ja see, mis neist maha jääb, suures osas läheb järve. Ja meie ei suuda seda võrgustikku siin välja arendada, et me saaksime selle ära reguleerida. Siit on meil pool tegemata. Kui Mustest hakata minema Lohusu poole, siis tegelikult poole Muste linna, seal on Muste linna Narva tänav mingi, Aive äkki ütleb tänava numbri, kust alates ju sinna poole pole mitte meetritki kanalisatsiooni ehitatud. Lohusu vallas tsentraalne kanalisatsioon puudus täielikult näiteks. See on meie olukord. Aga ma ei usu, ma ei ole nii sinisilne, ma usuks, et riik meil appi tuleb. Või misaki. Martin. Ei tea, öeldud aeg saab otsa, et ma muidugi tahtsin siin natuke rääkida aga sellest, et tegelikult meil on nagu mõni positiivne asi ka, et kus me siin küll, ma arvan, et investeeringutest keegi pidi täpselt rääkima, aga need on puhtalt keskkonna teema, et eelmise aasta 24. novembril, selline pidulik päev oli, kui see viimane lõik, siin kus peal praegu asume, vee- ja kanalisatsioonivõrku tööle hakkas. Maksis 2,5 miljonit, sellest hikkosa 2, 500 000 Muste valla. Ja kui me võtame, et Muste valla eelarve kokku on 8 miljonit, siis tegelikult 500 000 sellest 8 miljonist oma osalusest kraapida on juba päris kõva kübardi. Küsimus? Just. Kas on lavas tekkinud ilus mõte, ettepanek või küsimus? Mul oleks keskkonnaalane küsimus, et... Sellest ongi see teema. Ja aitäh. Kas seda on teada, et kui palju Eesti ja Venemaa nagu eraldi seda fosforit ja lämmastikku siia Peipsijärve ajavad? Ei ole. Me arvame ainult. Ega, see on jälle see, mida me võrdleme. Et Peipsijärve jaoks nüüd suurim veeandja, kes Peipsijärve sisse voolab, on tegelikult Velika jõgi. Et väidetavalt sealt tuleb ka rohkem reoaineid.
samas kui ka vee hulk on suurem, siis kontsentratsioon võib-olla jälle nii ei ole. Mida me võrdleme? Kas me võrdleme kilos või võrdleme kontsentratsioonis? Sest täna meil Eestis veekaitse regulatsioonid ju tegelikult vaatavad kontsentratsiooni üldjuhul. Ehk siis teatud juhtumitel, kus kontsentratsioon läheb liiga üles, reoained liiga palju, paned puhast vett juurde, taskukohalt. Paveri peal. Kas on veel küsimus? Üks julge küsimus. See on hästi ilus piirkond, et siia tuleb väga palju neid, nagu te ütlesite ka, suvitajaid, kes oma suvilad siia teevad, suvel on siin, võib-olla nädalavahetuseti ka, eks ju. Kas vallavanemana, et ühest küljest on ka nüüd ju reostuse allikad, eks ju, et nad jätavad siia oma kanalisatsiooni kõik muu. Kas tegelikult on nad teile sissetulekuks või pigem väljaminekuks, sest makse nad siia ei jäta, eks ju, oma sissekirjutused on mujal, et kas see on teie jaoks üldse teema ja mis need lahendused võiksid? Ikka teema. Üks asi on maksud, teine asi on teenused, mis nad siin kasutavad. Meil täna, nagu ma ennem rääkisin, kuskil Aivamist rääkis ka sellest, et tegelikult meil elanike arv, püsielanikud talvel ja elanikud suvel on palju suurem. See vahe on suur. Me tahaks, et meil oleks püsielanikke rohkem. Nüüd püsielanik tuleb siia siis, kui tal on siin tööd, teatud teenuseid, mis ta muidugi tahab, tal sõltub kuhu minna ja nii edasi. Aga töö on põhiline. Töö saab siin olla siis, kui tal on mingit tegevust. Ehk siis täna meil põhitegevus, teenindussektor, nõuab töökäsi, kui siia tuleb rohkem turiste, on rohkem tööd, rohkem püsielanik. Või vaidelt vastu? Lihtsalt küsimus ongi minu jaoks ka see, et kuna ma ise olen ka selline pendeldaja, eks ju, et siis mis see lahendus on, et kuidas need pendeldajad kohaliku piirkonna jaoks ära kasutada, eks ju, et nad ei oleks ainult nii-öelda kulu, vaid nad tegelikult oleks ka hea tulu, eks. Ärakasutamine ei ole ilus sõna, jah, ei ole aga ma ei tea, ma need pendeldajad pärast nii väga ei muretsekski need, kes meil on täna päris palju selliseid inimesi, kes see tuli muideks selle koroona statistika kaudu välja, et kes on meile sisse kirjutatud, tegelikult elavad Tallinnas, Tartus, toovad enda maksud meile. Ja nad on mingisuguse osa aastast, elavad ka siin, käivad siin meil poes ja ostavad võib-olla ka mingit tööstuskaupa, kasutavad siinset teenust, käivad kobikus söömas. Kuna meil on aeg otsa peal, ma küsin isiklikku küsimust. Ma kuulen, kas see vastab tõele, et Mustvee linn palus 2 kohalikul tanklal mitte autopesuteenust osutada, kuna too ajal vesi sai otsa. Mulle nii-öelda Olenexi ka tanklas. Olen seda juttu kuulnud ja okei. Tähendab, meil on siin täna selline olukord, kus valdav osa vallast on veeettevõtja Emajõe. Ja siis Mustvee linnas on ajalooliselt üks kohalik ettevõte, kes siis tegeleb vee- ja kanalisatsiooni teenust. Ja nende võimekust ei saa on raske üle hinnata, ütleme niimoodi. Kuna nemad selle veega seal varustavad, siis suutlikkus ei ole olnud piisav, arendused ei ole olnud piisavad, et see asi korralikult toimiks. Aga kui mina tulin siia eelmisel aastal vallavanemaks 26. juunist, siis oli tolleaegsed volikogu erinevad fraktsioonid leppinud kokku omavahel ja koostanud koalitsioonilepingu, kus oli sees 2 punkti. Tähtsad punkti. Üks oli Mustvee linna ühisveevärk antakse üle Emajõe veevärgile, et on piirkonnas üks veeettevõte. Ja teine, et soojamajanduse korraldamiseks otsitakse partner, viiakse läbi kontsessioonihanked, et leida siis need ettevõtted, kes hakkavad sooja tootma ja müüma. Mõlemad tegevused Mustvee linnas on täna ühe ettevõtte käes. Ja koalitsioon läks laiali sellel põhjusel, et volikogus
ei õnnestunud neid otsust ära teha. Kui need asjad nii kaugele jõudsid. Tegelikult küsimuse ajend oli tegelikult siis sama see spa jutt, et tahtsin sinna jõuda, et milline see võimekus siis oleks, kui see spa ka veel oleks keset linna. Kas te selle oleksite kuivali, et ma mõtlen, kas oleks kuivali. Ma proovisin 2 asja kokku liiga. Või ma jätaks vastama. Selge, aitäh. Paar läiali kuule. Aga aitäh. Ta ei paista praegu tule. Ja teie järgmine teema on teie. Nii, tere! Jah, et see pikk nimi on siis seal olemas, et majandusarengu osakondi ekspert. Et minu see ekspertiis on rohkem nagu piirkondliku arengu ja rahvusvahelise koostöö valdkonnas, nii et seda siis ekspluateeritakse. Ja mispärast investeeringud, ega ma õigupoolest ei tea, kuidas lugu minuni jõudis, aga sissejuhataks ütleks võib-olla nii palju, et eelmine aasta sai siin suvel 2 raksu tehtud kohaliku omavalitsuse juhtidele ja töötajatele investeeringute kaasamise teemalist koolitust. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et ka need tänased teemad, mis siin on olnud üks kui teine, mis investeeringuid puudutab, investeeringute kaasamist puudutab, on lühidalt öeldes niisuguse süsteemse ja pikaajalise töö tegemise koht, et niiviisi nipsust ja ütleme niisuguse 4-aastase omavalitsuste valimise välba jooksul ei ole nagu väga lihtne midagi süstemaatilist ära teha. Aga võib-olla seal pärast lõpus viimase slaidi peal on mõned sellised kesksed asjad, millele tasuks nagu tähelepanu pöörata. Aga alustan sellest, et mõned numbrid. Ma ei tea, kas te näete seda pilti? On näha? Et ma võtsin Eesti Panga viimase uuendatud väljavõtte Eesti Panga kodulehel, kõik on ka siin olemas. Mis on siis välisotseinvesteeringud Eestisse ja mis on siis otseinvesteeringud välismaale. Et see erinevus on see, et siis välismaa resident on Eestisse raha toonud ja teine on siis Eesti resident investeerib välismaale mingisse ettevõttesse. Ja definitsioon on siin all, et otseinvesteering on investeering, mille eesmärk on saavutada kestev osalus välisriigi majanduses. Ja see tähendab seda, et pikaajalist suhet või märkimisväärset mõju otsuste tegemisel konkreetses äriüksuses või ettevõttes. Ja need valitud valdkonnad tegelikult on või need, mis ma nüüd siia välja jooksin, see on terve tabel olemas, kõik MTAP-i järgi, kõik tegevusalad. Aga siis välja sai valitud see, mis on suurem ja selgeks on ju finants- ja kindlustustegevus, see on siis valdavalt pangad ja kindlustusseltsid on siin, kes on Eestisse investeerinud. Ja oluline minu arust on see töötleva tööstuse osakaal siin, mis te näete, kasvab, eks on ju vaikselt. Finants- ja kindlustustegevus on vähenenud. Hulgikaubandus, jaekaubandus, igasugused sõidukid, see ka vaikselt kasvab. Siis kutse, teadus ja tehnikalane tegevus kasvab, mis on minu arust hea. Võib-olla siin viimase suurema näitena on siis Volkswageni arendusüksuse toomine Eestisse, selle väärtus on umbes 1 miljard eurot. Ja selle taga oli siis EAS-i välisinvesteeringute keskuse Saksamaa investeeringute juhi Riina Leminski umbes 10 aasta töö. Et see arenduskeskus siia Eestisse tekiks. Et võib-olla see oleks see näide nüüd sellisest pikaaegsest perspektiivist, eks on, et kui kaua tegelikult võtab aega see, kui üks investeering üles otsida ja istutada siis oma piirkond. Ja siin siis valla kohta on ka mõned
andmed, et Mustvee vallas on 708 ettevõtet, kes tegutsevad kokku 221 erineva Lemtaki-koodi tegevusalal, annavad tööd 18. aasta majandusaasta aruannete põhjal umbes 808 inimesele. Et see võib-olla on niisugune väikene numbriline arvust. Ja on siis ka maakondade võrdluse fail. Ma tegelikult pärast, kui see paneel tuleb, eks on, ma saan mingisuguseid võrdlusnumbreid ka veel näidata, aga meil siin praegu liiga palju aega ei ole. Nüüd professor Urmas Varblane viis läbi siin oma meeskonnaga viimase aasta ja pooleteise jooksul välisinvestorite küsitluse ja valdavad motiivid, mispärast siis investeeritakse kuhugi, on siis siin nagu kirjas, et 4 põhilist, et investeeritakse selleks, et sihtturgu või siis naaberturgusid teenindada. Siis järgmine on siis need madalamad tootmiskulude tase, on siis seal sihtriigis kui siis selle investori oma kodumaal. Siis otsitakse toorainet, mis siis aitab sellel välisinvestoril oma selliseid eesmärke täita ja kolmas on sihtriigi strateegiliste varade kasutamisele suunatud investeeringud, siis jaotuskanalid, parem turu tundmine ja muu selline. Et seda viimast, eks on ju, te mäletate, viimase 30 aasta jooksul me oleme siis Venemaa suhtes nagu palju kasutanud ja pakkunud, et me teame seda turgu paremini kui idaturgu paremini kui lääne omad ja siis oleme siis see vahendaja või see punkt, eks on ju, kus kohast siis oleks mõistlik edasi. Täna, kui me vaatame Ida-Viru tööstusalade arendust, siis nemad pigem on selle pildi tagurpidi tööle pannud, et täna ollakse siis platvormiks Vene ettevõtetele ja kapitalile, tööstusettevõtetele ja selleks, et Euroopa Liitu siseneda. Nii et põhimõtteliselt samad rikkad, aga teistpidi. Nii, nüüd otseinvesteeringute kaasamise puhul on vaja luua mingid eeldused. Ja need eeldused on tavaliselt, on reeglina 3 tüüpi, eks on, et on siis informatsiooni puudutavad eeldused, siis turundust puudutavad eeldused ja kinnisvara puudutavad eeldused. Siin on nad standarditena kirjeldatud. Ehk siis standard tähendab seda, et see on üks veel varasema kui eelmise aasta koolituse teema 2010. aastal, 2010–2012. Siis kui oli üle 200 omavalitsuse, siis Majandusministeerium korraldas koos Tšehhi investeerimisagentuuriga ka koolituse omavalitsustele. Ja seal oli siis, miks ma seda tean, maakondlikud arenduskeskused olid siis maakonna koordinaatorid ja siis ma olin Viljandi arenduskeskuse juhataja sel ajal ja siis sai nagu maakondade jaoks need 3 mõistet nagu sisustatud, nii et ma arvan, Jõgevamaa jaoks on Maimu juures ka mingisugune osa materjali kuskil olemas, aga eks teda tuleb kuskil arhiivist otsida, aga see oli nüüd siis nende omavalitsuste kohta, võib seal midagi leida, kes selles osales. Et kui keegi tunneb huvi, ma võin isegi üles otsida ja mingi registreerimisnimekirjas. Aga see selleks. Ja nüüd infostandardi sisu, eks on ju põhimõtteliselt puudutab 2 siis osa, eks on see ettevõtte potentsiaalsed kulud. Ehk siis maa, elekter, vesi, igasugune muu, eks on ju, mis on seotud liitumise kasutamisega ja ressursside kättesaadavus, oma tööjõud, toore, kapital. Ja siin see meenutab natuke Karl Marxi, Marxi kapitali, aga nii ta on, et see on nagu majandusteadus üks põhitermi või kategooria. Siis turunduse standard, kus on siis selle piirkonna võimalusest teavitamine
ära kirjeldatud. Nüüd Peipsimaa puhul, eks tegelikult on see lugu, et teda nagu selles mõttes administratiivse jaotusena ei ole, aga minu arust on väga hea seesama jutt, mida Aive rääkis kõigepealt, eks on ju sellest turunduse või sellest turismi poolest, et selle turismi, ütleme, strateegia ja selle taga olevate asjadega tegelikult on väga palju sellest keskkonnast kirjeldatud. Küsimus on võib-olla rohkem, eks on ju siin selle turundusstandardi puhul tuleb mõelda nagu näha 3 vaadet. Ja ütleme, see on siis külastaja vaade, elaniku vaade ja siis investori või ettevõtja vaade. Ja nüüd ütleme, kui sellele külastaja vaatele ja tegelikult ka siin selles turundusstrateegias, turismiturundusstrateegias või turismistrateegias on see kohalik oma vaade ka suuresti sees. Et kui siia nüüd selle ettevõtja vaade juurde panna, eks on ju, siis saab täiesti niisuguse hea pildi või täiusliku pildi sellest, eks on ju, mida siis tegelikult, mis on olemas ja mida on pakkuda. Eks me ikkagi räägime elukeskkonnast ja ettevõtluskeskkonnast nagu selles mõttes siis siin, et mida me tutvustame. Ja 3. osa siis on kinnisvarastandard, ehk siis seal on oluline nagu mõelda nendes kategooriates, et meil on KOV-i arengukava, meil on üldplaneering ja on detailplaneering. Ja siin, eks on ju, me anname strateegilise vaate, et see nüüd on see teema, mida ma olen ise nagu eelmine aasta sai ka palju räägitud, et see paradigma, et see aktiivse ootamise paradigma tuleks ära vahetada sihukese proaktiivse tegevusega, et me tegelikult strateegilises plaanis KOV-i ja maakonna arengukava tasemel tegelikult lepime kokku selle, mis tegevusalad on need tegelikult, mida me tahame arendada. Ja kus kohas me neid tahame arendada ja siis peale seda me valmistame ette üldplaneeringu ja detailplaneeringuga, eks on ju selle ressursside kättesaadavuse osa, eks on ju. Ja kutsume need ja otsime ja kutsume. See tähendab seda, et mitte me ei oota, et keegi pakub, vaid me lähme ja ütleme, et olge nii hea, otsige meile võtta seda tüüpi ettevõtteid. Ja ma arvan, et see on niisugune viljakas mõtteviis, et see vähene ressurss, mis on olemas ametnike näol, eks nende tööaja näol, raharessurss, maaressurss, et see saaks nagu pandud täpselt kokku, ära paigutatud kokku sinna, kus tegelikult kogukond seda vajab tegelikult. Nii, ja nüüd see üldplaneering, detailplaneering, eks on ju siin ühe detailina käsitletakse lihtsalt investeerimisel siis kruntide kättesaadavust. Eks kui maal on üldplaneering tehtud, siis investori jaoks tähendab see seda, et ta saab umbes 5 aasta pärast endale võimaluse sellesse kohta investeerida. 5 aastat ei oota mitte keegi. Kui on detailplaneering, siis on võimalik rääkida 12-kuulistest projektidest, see on juba huvitav. Ja ma nagu arvan seda, et siin tuleb ka mõelda nende tööstusalade ja muude sihukeste asjade kohta ja nii. Ja siis see on viimane slaid. Ma kasutan eelmise aasta koolitusel Siim Suursild, kes on täna Häädemeeste valla abivallavanem, tema soovitused siis koolituste osalejatele, tema tegi seda kinnisvarakoolitust, kinnisvara standardi koolitust, et planeeri täiendavat tootmisalad
kui omavalitsusüksuse territooriumil vabu kohti ei ole või siis need ei vasta kinnisvara olukorra nõuetele, siis planeeri ja meelita kohane energia tootmine, et selles kohas oleks võimalik pakkuda soodsama võimalikul hinnaga elektrit või energiat, ütleme niiviisi. Sest see ei ole ainult elektrit, seal on soojus, seal võib olla aur, eks on ju, mis soojatootmine toodab ja nii edasi. Siis üldplaneeringu koostamisel väldi konfliktialasid. Ehk siis loodus, muinsuskaitse, kommunikatsioonide kaitselööndid, naabruskonnad, erilubad, load ja nii edasi. Munitsipaalomandis olevate kinnistute planeerimisel arvesta arengukavast tulenevalt eelisarendatavaid sektoreid. See tähendab seda, et kui me siin ütlesime, on ju, et see arengukava, see tähendab see, et see arengukava peaks tegelikult tegelema selle eelisarendatava teemaga, mida ma ennem kirjeldasin. Või seal peaks olema määratletud. Meil on teada, meil on olemas see kokkulepe. Siis üldplaneering koosta nii, et oleks tagatud investeerimisprojektidest tulenevate detailplaneeringu koostada kiirem võimalik menetlus. Tagada sotsiaalmajanduslike kohalike mõjude väljatoomine, maksimaalne toetus investeeringutele ja osalemine turuprojektidega olemasolul A-klassi büroohoonete rendipindade loomisel. See tähendab seda, et kui ettevõtjal on vaja seda A-klassiga või ütleme mingisugust paremate omadustega büroopinda, siis tegelikult omavalitsus peaks tagama selle, et tegelikult sellesse on investeeritud. See on kättesaadav. Noh, jah, okei, ta ei pea alati seda ise ju tegema. Ja siis viimane punkt, ehk siis ingliskeelne sõna hospitality, ehk siis ma tõlkisin selle eesti keelde otse külalislahkus, valmis võtma vastu teisi inimesi ja teisi ideid. Ja minu arust kogu see eelnev jutt saab alguse sellest, et on olemas tahe muuta seda olemasolevat olukorda. Nii, kõik. Ma olen pärast paneeli ka, mul on mingid numbrid ka veel, ma ei hakanud seda siia sisse panema. Nii, kas on äkki mõne numbri vastu isiklik huvi kellelgi? Ei ole veel väga ootusärendab, ei olegi seekord. Ma võin küsida küll. Ma mõtlesin kogu aeg nende kultuuriinvesteeringute peale, et mis potentsiaali te siin üldse näete, et te rääkisite nendest eeldustest, mis on investeeringute osas, aga kui me räägime nüüd konkreetselt sellest piirkonnast, et siis kui potentsiaalikana te näete seda kõik? Et tihti räägitakse ikkagi tööstusest. See on väga pikk jutt, seda 5 minut sisse ei pane, et me oleme õhtul Helenaga siis oleme Mustvees, nii et te võite meiega ühineda ja me võime seda teemat pikalt arutada. Et sellega läheb umbes järgmised 2 tundi ära, kui me hakkame seda lahkama. Väga hea, kui pidu on 5 tunnine, ta mahub ära siin. Ei, me mahumegi ära. Kas on mõni lühemat vastust eeldav? Kui sa soovid, siis me peame rääkida selle teemal, aga praegu on ta liiga pikk. Meil on siin rohkem huvilisi. No mis iganes, jah. Palju lubab algus vähemalt? No luba midagi. Kas on veel küsimusi? Kui tihti te ise Peipsimaale saate? Peipsimaale? See aasta jäi igaks juhuks tulemata siia selle... Jaa, me naisega arutasime. Me eelmine aasta käisime siin, siis kui siin autoga sõita ei saanud, eks on ju. See Sibulatee värk, eks on, ja sattun ikka, jah. Eelmine aasta me käisime siin ettevõtetes ringi ja nii edasi. See küsimus saatis edasi järgmine küsimus. Tuleb kohalik vallavanema juurde, et ole hea mees, ütle mulle üks ala, kus on kõige reaalsem siia kutsuda üks välisinvestor. Mis see teie silmis oleks? Mis tööstusala, mis iganes? Mis see reaalne oleks sellisel alal, kus te aasta pole käinud, aga kõik on peaaegu saanud? No kuna kala ei ole, siis
andke seda. Siis kalatööstusse ei saa ju panna, eks ole, ja seoses selle Ida-Viru valdade ületulekuga siia Jõgevamaale, siis sealt nagu metalli ja masinaehitus tekkis juurde, ütleme niiviisi, ega ta on ennem olemas olnud, eks on ju, aga ütleme, kui me vaatame seda serva siin, eks on ju, siis noh, puit on kindlasti kohalik tooraine, mida saaks nagu kasutada. Ja siis kõik muu on juba noh, kus on traditsioon olemas, eks on, et sa saad esimeses järjekorras kasutada seda, kus sul on oskusteave ja inimesed ja traditsioon olemas. Keedusuhkur ühesõnaga. Keedusuhkur sel juhul. Suur toode. Siin on traditsioon ja oskused oskus. Ei no, miks mitte? See on lihtsalt, kas sa mõtled väikselt või mõtled suurelt, eks on ju, et kas on väike suhkur või on suur suhkur. Aga häda on see, et siis tuleb massiliselt ka suhkrupeeti panna, eks on ju, et oleks oma tooraine käest, eks on ju, põllumajandustoode. Teil oli siin nimekirjas üks soovitus abi vallavanemalt, et mitte konflikt aladele. Siin on küll konkreetselt ala, aga kui te ütlete puit, siis 40% inimestest tõuseb juuksed kohe turni. Et kuidas te selle kokku viite nagu? Ega ma ei viigi. Mul ei ole eesmärki seda kokku viia. Ma pigem nagu rõhuks nagu selle koha peale, kus ma ütlesin, et siin on KOV-i arengukava ja üldplaneering ja detailplaneering, et see kokkuviimine käib siin. Et tuleb omavahel kokku leppida. Ja nii kaua kokku ei lepi, nii kaua ei ühtegi mitte midagi. Vallavanem teil volikogus annab kokku leppida ala eraldada muidutööstusele suurele. Volikogu kohta ma ei julge nagu midagi. Kes see arengukava teeb? Aga üks mõte mul tuli küll, miks mitte mingi põdrakanepi teega nagu maailmaturule. Ivan Šari. Absoluutselt. See on väga hea mõte. Ma tarbin seda ise regulaarselt peale seda, kui me siin üle-eelmine aastas käisin. Jah. No, ma võin öelda teile jah, et ostjat on väga hea. Aga ma pean ütlema, et te pole ainsad, eks on. Ma elan Viljandis, ma saan Viljandist lähemalt ka väga hea teed. Aga mis ei tähenda seda, et sellepärast, et igasugune ürgi ja teekasvatus tegelikult on Eestis väga laialdaselt levinud. Me ei tea seda. Me ei pane tähele, me ei oska vaadata. Aga tegelikult sellega tegeldakse päris põhjalikult ja saadakse väga häid tulemusi. Et selles mõttes on see põdrakanep ei ole üldse paha mõte. Ja sellelt optimistlikult noodilt ajame seltskonna kirevamaks. Me kohe tõstame neid laua, paneme need toolid siia ette ja läheme edasi paneeliga. Aitäh loomulikult väga teile ette. Aivar Lainjärv, vallavanem, Kaarel Lehtsalu. Ja meile lisanduvad siis Keskkonnaministeeriumi elusloodusüksuse asekantsler Marku Lapp ja Rahandusministeeriumist Eesti-Vene programmi juht Helena Mustvallik. Eesti-Vene programmi juht, alustame neist, kes on uued liikmed. Suu saab soojaks ilusti. Helena äkki? Tegelikult ma olen kahe tooli peal. Ühelt poolt ma olen Rahandusministeeriumis tegelen uue Eesti-Vene programmi ettevalmistamisega ja teiselt poolt ma vean projekti koordinaatorina Common Peipsi projekti, mida rahastatakse ka Eesti-Vene programmist ja kus siis ehitatakse Peipsi järve Emajõe väikesadamaid ja reoveetaristut. Ja ma olen siin Peipsi piirkonnas liikunud tihedalt viimase 10 aasta jooksul. Mul selle tulemusel on tekkinud mingi selline oma nägemus tänu sellele, et mul on päris palju kohalikega suhelda saanud. Siis mulle tundub, et selle piirkonna arenguvõti on ikkagi kohalikes inimestes, just neis, kes on ettevõtlikud, aktiivsed, kellel on endal tahtmist midagi ära teha, kes ise saaksid püsti panna, kas siis näiteks mikroettevõtted või väikeettevõtted. Aga mitmed neist kurdavad, et see ei ole sugugi nii lihtne, et kui sul kapitali ei ole, et siis alustada on väga raske, et on olemas küll erinevaid meetmeid ja toetusprogramme, kust raha küsida, aga sealt ei saa toetus sugugi mitte kõige jaoks. Või siis see summa on ebapiisav. Ja tegelikult keeruline on ka nendel, kes juba on alustanud, on juba tegutsevad ettevõtjad ja kes ühel hetkel tahaksid laieneda. Et turg on, et tooteid tahetakse tarbida, aga tegelikult kuskilt toetust küsida ei ole. Et saaks laieneda ja omal ka nii palju kapitali ei ole. Et võib-olla see on selline koht, millele tasuks mõelda.
ja mis aitaks äkki seda piirkonda edasi. Et sul endal võib ju tahtmist energiat olla, aga kui raha ei ole, siis ilma rahata midagi ei tee. Ja ma mõtlengi, need programmid on samamoodi, et kui kõige jaoks, et ju ka raha ei saa. Ma ei ole päris spetsialist, kes omaks ülevaadet kõikidest programmidest, et mis sealt just see puudu jääb. Ilmselt peaks seda olukorda natuke põhjalikumalt uurima ja kaardistama just nende ettevõtjatelt endilt küsima, mis see probleem on olnud. Ja sealt näiteks siis neid meetmeid edasi arendama. Siis selle Eesti-Vene uue programmi ettevalmistuse käigus ei tehta analüüse eelmistest vigadest ja praegusest olukorrast või kitsaskohtadest? Meie ei toeta otseselt ettevõtjaid. Kaarel on meil ka programmeerimistöörühma liiget, Kaarel saab ka kommenteerida. Me küll toetame ettevõtluse arendamist, aga seda pigem siis näiteks katusorganisatsioonide kaudu, mitte otseselt konkreetseid ettevõtjaid. Ja seal on ka omad tingimused. Kui me mõtleme uue programmi peale, siis milliseid projekte me näha tahaksime, siis need on just need, kus Eesti ja Vene partneritel on ühine selline probleem või väljakutse, millega nad tegelevad, nad otsivad lahendust. Et mitte on selliseid peegelprojekte, kus tegelikult su partnerit vaja ei ole, et me ehitame ühe hoone siia poole Eestisse, teise hoone Vene poole, vaid just see, et meil peab olema ühine probleem ja väljakutse, millega me peame koos tegelema ja koos lahendusi otsima, kus on see piiruline mõju. Et otseselt ettevõtjaid me ei toeta, küll aga katusorganisatsioone, kus nad näevad, et neil on sellised ühised mured, millel nad otsivad lahendust ja kus siis Eesti ja Vene partnerid saavad nende lahenduste leidmiseks koostööd teha. Et selliseid toetusi saaks küll. Kui suur see võimalus on, et teil kui endisel nii-öelda kasusaajal, et projekti kirjutajal on üldse sõnaõigus selle, teeks selle niipidi, kus see piirid lähevad, kus seda on võimalik teha või kust on näiteks Euroopa ülem reeglistik nagu sega? Mõtled seda, et... Sina kui endine projekti kirjutaja mõtled, et see asi on seal nagu valesti. Kas sul on üldse seal uue ettevalmistus, kui palju sul kaalu on sinu arvamus? Pigem olen asjad. No tegelikkuses ju on, ma ju saan oma arvamust avaldada. Et soovitusi anda, kui ma näen, et midagi võiks natuke teistmoodi teha. Aga eks see programm sünnib ju koostöös, et seal on töörühmas väga palju erinevaid inimesi nii Eestist kui Vene poolt ja eks see arvamus peab meil ka niimoodi üheskoos kujunema. Muidugi mul on võimalus oma seisukohta avaldada. Ja siin on iga kord, kui tuleb mõte, et tahaks midagi juurde küsida, siis olge aktiivsed. Et härra Lamp, teie käest ma küsiks seda, et kui suur tõenäosus on, et mingis lähitulevikus on ka Eesti poolel adekvaatne ülevaade, mis toimub sealpool piiri keskkonnalaselt. Ma räägin tõenäosusest ja ma tea, mitte 10 või 100 aastasest see võib juhtuda, et me teame, et me ütleme, me eeldame, et see on niimoodi, aga tegelikult me kindlasti ei tea. Tere, ma ei teadnud, et mind ennustama kutsuta. Mis ennustab? No kui te enne mainite, et olete läbirääkimistel osalenud, et kas seal on ka selline ettepanek, et vastaspoole on tulnud, et ala teaduslikke andmeid meile anda? Ja tegelikult mina olen pisut alla 10 aasta sellel läbirääkimiste protsessis tõesti osaline. Eesti poolt koordineerivalt meie ülesanne tõesti kogu aeg olnud see, et ühiselt teadust tegelikult kõigepealt teha. Et kui siin jäi kõlama, et Peipsjärve probleem on see, et kalavarud on otsad. Igaks üks ütleks, et päris nii nüüd ka ei ole, et vähenevad. Et ta on kahtlemata nii kui loodusvarud ikka kõigub. Et on viimase 10 aasta jooksul olnud seal see 2500 tonni, on olnud 4000 tonni, praegu seal 3000 leksta. Viimastel aastatel on, ütleme nii, et me oleme jõudsalt võtnud korraga kasutusele lihtsalt mõningaid kalaressursse rohkem kui võib-olla oleks pidanud. Aga see Venemaaga sarnaselt saad andmeid, et me teeme koos teaduspüüki. Et tahaks loota vähemalt, et enam-vähem see pilt on olemas. Me teeme koos tegelikult ühiselt ka järelevalvet. Et käivad venelased siinpool järve vaatamas, kuidas järelevalvet töötab. Käime meie sealpool piiri vaatamas, kuidas sealpool püütakse. Loomulikult alati võib öelda, et meid igale poole ei lubata ja ilm on halb teinekord ja ei pääse ligi järvele, tuul on kõva ja nii edasi. Et alati ei saa teada, aga ütleme nii, et ei ole ka nüüd liiga suurt sellist pimedust, ma arvan, et me saame enam-vähem.
keskkonnaalaseid küsimusi on? Ma mõtlesin, et ise siis ikkagi, et ma vaatasin, et siin oli mitmed probleemid toodi enne välja, et üsna tavapäratu, et riigi teed on kehvad, et ma mõtlesin just, et tavaliselt näiteks minu valdkonnas metsateed kirjutatakse, et RMK ehitab liiga häid teid, et samas seda probleemi siin ei ole. Ja see, et kui öeldi, et sakslased kuidagi on virtsakad. Meil endal tuli Peipsit võrreldes selle Palatoni järvega see paralleel, et seal on hästi palju neid sakslased, kes, kui sa guugeldad ja püüad selle Palatoni järve kohta midagi leida, siis seda kirjeldatakse kui head veini ja gurmee sihukest piirkonda ja meil on õnnestunud hästi palju seda saksa turisti siia meelitada. Eesti Peipsi järve kohta Financial Times kirjutas, et siin on see koht, kus on aeg nagu seisma jäänud, et võib-olla siis ennem käis läbi see, et sakslased tulevad siia ja on pettunud selles piirkonnas, et siin on kõik tasuline, äkki siis me proovime siis teha omalt poolt seda, et hakkame edaspidi ka rahva küsima selle telkimise eest, et saab selle probleemiga lahendatud. Sakslased meelitatud siin. Jah, eks see RMK alade, meie eestlased tahavad ikka seda tasud edasi käia, et ega selle mõne sakslase pärast ei pea siis seda süsteemi muutma, et lihtsalt, et see info, mis meist nagu levib, et see on ikka selline üsna erinev ja mis nurgalt siis keegi seda vaatab, et küll on need Saksa ja Hollandi turistid ju käivad päris palju karavanidega ja neid teenuseid meil täna tõesti ei ole ja selle infra väljaehitamiseks on suuremaid kulutusi ja investeeringuid vaja teha ja siin on nagu täna küll see kitsas koht, et neid turiste annaks püüda, neile oleks võimalik teenuseid siin pakkuda, aga reaalselt seda teenust täna väga hästi ei ole siin Peipsi järel välja arendatud. Et selles suhtes jah, see saksa turg on oluline turg, aga jah, mõttekohti siin on. Et räägitakse ajakirjandus ja kogu sotsiaalmeedia, et riik see on tugev ja püüab igal juhul ahistada. Siin on see elanik, kes tunneb, et teda pidevalt ahistatakse ja võtame ka seesama keskkonnateema, siin on kõrvuti vallavanem ja mõlemad keskkonnainimesed, jah. Et kus see vald seal on vahel, inimese ja riigi vahel, et riik nagu keelab ja käsib ja siis on see kohalik inimene, kas ta tuleb ka valda kurtma, miks see piirata, et ei saagi aru, et tegelikult see on nagu üleüldine. Mõnikord ikka ja ega kodanikul on sagedasti see, et kodanik siis ise eraisikuna võib-olla ei ole kogu selles haldusmenetluste ja bürokraatia rägastikus selline väga kompetentne. Et siin kohalikul omavalitsusel on see koht, kus meie ülesanne on ka seda kodanikku aidata ja eks me aitame teda ka selles suunas, et kuidas nii-öelda riigiga läbi rääkida. Kui me räägime keskkonnateemast, siis kuidas Keskkonnaametiga suhelda, et kuidas ühte või teist asja küsida, kuidas neid asju ajada, et saaks, ma ei tea, rannast seda pilliroogu kuidagi välja juurida, et oleks natukene liivariba või midagi saada. Sellised asju juhtub sagedasti siin. Nii ja kui tuleb väga teadlik kodanik, ütleb, ma tean täpselt, et mul on õigus sinna, seal kohas minna randa välja. Eks see rannariba, mis iganes peab olema ligipääsetav, mis ei ole ju 80% võimalik. Mis te siis valvana teete? Ei no kui ta teab, et tal on õigus minna, miks ta läheb? Ei no, aga ei ole, aeg on ees näiteks. Ei no, siis tuleb nagu vaja. Selge. Nii, Aive. Peipsi suur, laiemalt, kui sa võtad natuke võib-olla veel laiemalt, siin oli sa teeratundi aega, et just seal Liidvis ja muude projektidusega kokku puutudes, et mis see takistus on? Väga hea idee, oled väike MTÜ, taotled raha ja siis on sul pool aastat on ju, sa ju ootad, et kuni tuleb esimene vahearuanne, sa menetlevad seda 2 kuud, et sul on kogu see aeg raha seal all kinni, mida tegelikult ka juba ei olnud alguses. Et see stardikoht on ju väga erinev, et see stardikoht on erinev ka nii-öelda äärepiirkondade valdadel, omavalitsustel ja Tallinnal või Tartus, et kui sa kirjutad projekti, et kust see esimene osa oma asulust tuleb, mis võib-olla on aasta otsa kinni see, kus ootab mingit aruanne. Jah, just need suured projektid, mis tõesti annavad sellist võimalust piirkonna arengut tõesti mõjutada, need Est-Russ, Est-Lat projektid. Kohalik omavalitsus ei pea tegelema matkateedega, ei pea tegema neid kultuuriasju laiemalt, aga MTÜ on, kas või see Peipsimaa turism, pannes vahendid kinni 2 korda aastas tehes aruandeid,
et see on nagu väga, jah, rahaliselt on see väga keeruline, et just need katusorganisatsioonid ei ole võib-olla võimelised neid vahendeid kinni panema. Ettemaksud on, aga need ettemaksud ei kata väga tihti ära seda vajadust. Ja sellised väiksemad, ma ei tea, 30 000 projektid, kui neid väiksemateks nimetada, et seal võib-olla veel on võimalus mingite traditsioonide või harjumuste põhjal, võib-olla ka kohalike omavalitsustega koostöös neid asju lahendada, aga suuremad projektid jah. Et need, kellel oleks see suutlikkus rahad kinni panna, kohalikud omavalitsused näiteks, neil ei ole vaja seda teha, need prioriteedid on mujal ja need, kes MTÜ-d, kes tahaksid, kes võiksid neid asju toimetada, lihtsalt ei ole seda kapitalit sinna kinni panna. Ja loomulikult jah, siin igasugused selliste suurte projektide puhul, mis tegelikult sellist tõuget annavad, see MTÜ peab mõtlema, kas ta saab, kuidas ta saab ja võib-olla jääbki mõni väga hea oluline investeering seetõttu tegemata. Et nii on. Oskate täiendada? Projektijuhina näiteks või üldse tausta teades, kas on üldse erendamas mingit lahendust? Nojah, Eesti-Vene selles mõttes on ju niigi hästi, et seal antakse päris suur ettemaks. Aga tegelikult, Aivar, sul on ka see kogemus. Tegelikult ikkagi jääb sellest rahast kipub väheks jääma. Et sõltub täiesti sellest, et kuidas siis teised partnerid toimetavad. Kuna seal tuleb tegutseda nagu musketärid, et kõik peavad vaeva tegema ja korraga vaeva tegema, oma tööd õigel ajal ära tegema ja aruanded õigel ajal tegema ja raha piisavas koguses õigel ajal kulutama. Kui keegi jätab omad asjad tegemata, siis kannatavad ka teised. Ja lõpuks tuleb ikkagi kas laenu võtta, et seal vahepeal need kulud katta, hoolimata sellest, et just nagu on ettemaks olemas. Et jah, mis on see? Et sa võid nagu planeerida küll ja alati räägitakse heast planeerimisest, aga midagi elu kipub minema hoopis teistmoodi, kui on planeeritud, et tulevad ettenägematud asjaolud. Võim vahetub, hankid ei tehta nii, nagu oleks pidanud või ei tehta õigel ajal või need ebaõnnestuvad või mõni partner ei täida oma kohustusi, siis ongi keeruline. Vist ei olegi head lahendust. Need Est-Trust-programmid ja tegelikult see tugevus on see, et seal on võimalus teha nii investeeringuid, aga ka see pehme pool tuleb kaasa, et siis mõeldakse läbi, kuidas need investeeringud ka reaalselt kasutusse saavad. Et see on nagu hästi oluline, et me lihtsalt ei tee betooni, vaid et me selle betooniga paneme kuidagi töösse. Selles suhtes on see hästi oluline, aga just need investeeringud ära tehes, kui seda teeb MTÜ, Peipsimaa turism, kellel veabki 2-3 inimest, kes ongi nagu põhimõtteliselt projektide põhjal toimetab ühest projektist teisse. Et sul ei ole lihtsalt seda ressurssi. KOV-idel on see, selles mõttes on see natuke teistmoodi lihtsam, aga selline, samas on nagu hea võimalus. Aga panen mõtlema, kas on võimalus teha. Okay, võib-olla hüppan teise koha peale, aga te olete küll teise ala spetsialist, aga käisin mina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel. Alajaotusse kehtivad arengukavad. Ja turismi arengukava, mis praegu kehtib, on 2014–2020, mis nagu edasi sellest aastast ei ole midagi plaanis või kuhu see on jäänud toppama ja võib-olla üldiselt küsiks, kas üleriiklik arengukava puudumine pärsib kohalikke, kas või MTÜ arengukava, näiteks kuhu Peipsimaa turism saab minna, kui sa ei tea, mis riigil üldse plaanis on. Et võib-olla laiemalt. Ette planeerimine, võib-olla enne küsiks, kus on arengukava, alates 2021. Et kuidas ministeerium praegu kehtiv arengukava ja lõpeb aasta 2020? Arengukavaga on jah sedamoodi, et ega pole nagu minu rida, aga kuna kolleegid on ja sõbrad ja võitluskaaslased, siis tegelikult see arengukava on töös ja eks ta varsti ilmub välja ka. Et ma arvan, et turismiasjalised tegelikult toimetavad selle ümber päris tõsiselt. Arengukava kui sellist tegelikult ei tule. Tuleb siis turismiprogramm. Nende semantiliste erinevuste kohta ärge minu käest küsige. Ma ei jaga sellest ööd ega mütsi. Aga ma arvan, et tähtis on see, et ütleme meie vaates või MKM-i vaates EAS-i turismiarenduskeskuseks on ju omab
siis pikaajalist sellist strateegilist plaani, Kava 2, kuidas me ta nime siis kirjutame parasjagu, kas ta on kava või on ta programm. Ja noh, Eesti riigis on teisigi valdkondi, kus arengukavad on otsa saanud ja programmid tulevad asemele, nii et ma ei hakka loetlema siin seda. Aga või see oli kogu küsimus? Kogu küsimus, et kui igaüks oma vaatenurgas ütleb, et kas see kogu üldse arengukavandus või programmid, kuidas nimetate, kas nende puudumine natuke segab ja värsib? Ma arvan, et otse vastupidi. Ma arvan, et otse vastupidi, et tagasi tulles selle kokkuleppe juurde, et ma arvan, et tegelikult asjad, mida ära tehakse, tekivad ikkagi kohalikust kokkuleppest. Ja tähendab, et kas ta on kogukonna kokkulepe, eks on ju, et küla teeb külaplatsi ja paneb kiigu ja teeb jaanitule jaoks lõkkeplatsi, eks on ju. Või siis sealt edasi mingisugused keerulisemad asjad. See saab ikka alguse sellest, et inimesed tulevad kokku ja lepivad kokku, et nad tahavad seda teha. Ma tulen sinna samasse selle tahte juurde tagasi. Et ma arvan, et ükski nagu selline keskne dokument ei tekita seda tahet ja selle tagajärjel otse nagu midagi ei pruugi juhtuda. Aga need kesksed dokumendid lihtsalt on mõeldud selle jaoks, et need, kes toimetavad, nemad siis saavad nagu vaadata, mis suunas nagu riik on plaaninud minna ja et kas see suund neile sobib või ei sobi. Ja mina keeraks kogu selle värgi hoopis teistpidi, eks on ju, rakendaks vaat nüüd on skleroos nimedega, eks on ju. Leemets Võrtsjärve äärest, Maaülikooli õppejõud, endine õppejõud, doktor Leetsaar. Jah, Eveli on õige inimene, eesnimi oli Leetsaaril, Jaan Leetsaar. On kirjutanud ühe väga hea õpiku, mille nimi on ühistegevus või ühistegevuse alused. Ja selle õpiku 9. peatükk on ühistegeline omavalitsus. Nii et ma arvan, et see ei ole mingi värske raamat, ta kinkis mulle selle, ma arvan, et kui ta välja lasi, ma arvan, et sellest on üks mingisugune 6-7 aastat tagasi. Ja ma arvan seda, et võib-olla see on see koht, kus kohas me nagu saaksime nagu mõistlikumalt ja kiiremini edasi minna. Kui me ikkagi koha peal need kokkulepped ära teeme ja siis anname teada, et me lähme seda teed, et kas riik tuleb ka koos meiega. Nii et võib-olla siukene spekulatsioon siia nagu sellesse diskussiooni. Loodan, et siis edaspidi ei jää meest ära. Väga paljudes projektides on eraldi lahted viited seondavatele arengukavadele, et ei unusta sealt välja võtta. See on jah, et see on nüüd lihtsalt, vaata bürokraatial on mingisugune inertseks on ju, et me siin kasutame laeva keeramise kujundit, eks on, et ega tänasest uue perioodi siis neid meetmeid välja töötades või sekkumisi välja töötades, eks on ju, on ka minu laua peal see küsimus, et vanasti oli nii ja nüüd tuleb täiesti uut mõõtma hakata, nii et see on üks paratamatu osa elust, et asjad muutuvad aega ja me ei suuda alati nagu aru saada, et kas on parem või halvem, aga ma arvan, et tarkus tuleb juurde ja on parem. Vallavar, kas teil on õnnestunud ühe aastaga natuke üks kuu vist üle või natuke ühistööd rakendada Mustjõe vallas? On ikka, küsimus on nagu tasandis, et ega ma arvan, et meil siin on nii mõnegi kohaliku kogukonnaga väga head koostööd ja on palju toredaid inimesi, kes tõesti tahavad koostööd teha ja kellega ka seda laulda. Ikka. Ja selle ma siin jutt nendest arengukavadest, et eks mingisugune kava peaks olema. Samas teisalt vaadates väga sagedasti täna ju arengukavasid tehaksegi sellest vaatevinklist lähtuvalt,
kui äkki tekib rahastusvõimalus, et siis me leiaksime arengukavast selle lause, millega me saame põhjendada, et me oleme seda planeerinud. Et noh, seal läheb nagu see asi läheb nagu natukene, ütleme, sellise mõistliku eluga nihkesse. See lahter on juba paljudest. Aga samas ju päris ilma kavata nagu ka ei saa, et kuhu sa selle loogika joone siis sätid. Et noh, üks elu kõigubki niimoodi. Noh, nii nagu Marko ütleb, kalavarud kõiguvad niimoodi. Mis teie kalavarude arengkava ütleb, kuna ta tõusma hakkab? Kalavarude osas teatavasti ikkagi tegelikult on olemas isegi arengkava. Üks vähesel vist riigis, mis on lootust siis, kus veel kalad hästi. Ja kusjuures isegi seal on ka oluline tegelikult see, et palju ja millistele tegevustele siis Euroopa Liidu järgmisest rahastusperioodist tegevusi on, et seal teadupärast Euroopa Merendus- Kalandusfond peaasjalikult küll rahastab mereäärast tegevust, aga on ikkagi olnud võimalus senini ka Peipsiääres ja tuua seda raha ja järgmises perioodis ka suure tõenäosusega ikkagi on see võimalus olemas. Et lisaks sellele, et kalavarusid jätkub, võiks siis mõelda ka sellele, et mis selle varuga siis siin koha peal on võimalikult head peale hakata, et seda siis nagu ka selle Peipsi brändi alt kuidagi turundada niiviisi, et ise proovisin mõelda ka, et kas Selveris käies tean, et milline see Peipsi kala on. Seni nagu pigem oled harjunud seda Peipsi kala sealt kuskilt putkast, et müüakse kuskil bussi ukse kaudu. Jah, võib-olla rääbisele kirjutaks ette Peipsi. Jah, aga see on kõige üks vähesemaid, vähe arvukamaid kalaliike samas Peipsis, mida on iseloomulik sellele kohale. Aga need suuremad ahven koha, et selles mõttes selle ressurssi ma usun küll, et jagub, et küllab seda tarkus ka siis ja kui rahastus juurde tuleb, et seda siis paremini turundada. Kas on saalis mõne väga ilusaid küsimusi tekkinud? Eelmisel seminaril seal kohalik just või kultuurikeskuse juhataja tundis muret, et järv on, aga järve on nagu elu ei käi. Mis sellega nagu teha annaks või mis seal need kitsaskohad on, et miks siit ka natuke järve paistab, aga ühtegi paati pole möödunud ja kus on atraktsioonid, kus on teenused, kus on paadisillad, kus on need turistid, kellest juttu olid? Eks see kõik see asi käibki niimoodi käsi käes, et loomulikult me võiksime olla enda arengus kuskil kaugemal ja kõrgemal ja kõik võiks olla paremini, aga kõik see tuleb niimoodi aste-astelt, et ei ole võimalik ju või ei ole reaalne arendada kõik teenused välja, kui sa ei tea, kui palju tarbijaid tuleb. Ehk siis arendad natuke teenust, tuleb tarbija, arendad natuke jälle, tuleb jälle tarbija. Sama on ka taristuga, et kui me käesoleval aastal avasime nüüd seal Mustes selle Lõunamuuli ja sadama laienduse, siis praegu me näeme, et paari aasta pärast paadikohtadega on jälle kitsas, eks ole. Et kui me järgmisel aastal, kui meil kõik õnnestub järgmisel aastal, saame tehtud seal need parklad ja karavanikohad, millest siin Aive rääkis ja selle rannaala ilusaks toob jälle inimesi juurde, see tõmbab jälle kaasa ka neid paadiomanikke ja keegi tuleb ehk ka siis seda teenust pakkuma, sest kui seal on inimene, kellele seda müüa, siis tuleb ka see, kes seda teenust pakub. Sest täna meil on seda inimest, on seal vähe, see tähendab, et teenuse pakkujal ei tasu see väga ära. Need kõik on seotud. Tegelikult ei ole aluseid praegu sellepärast, et on esmaspäev. Et kui on selline pisut soojem ilm kui täna ja oleks neljapäeva õhtu, siis juba need treilad liiguvad siiapoole ja nädalavahetusel on aluseid ikka oluliselt rohkem. Muidugi ei ole see järv nii palju purjeid täis kui võib-olla Kesk-Euroopas väikejärved, et selles mõttes, et siin seda vett on ju nii palju rohkem ja seda arenguruumi on, aga eks jälle purjed veel näitavad ka rahva elatustaset, eks ju. Meie siin ei ole võib-olla need kõige rikkamad inimesed Eestis, et eks need asjad käivad koos. Aga jah, muidugi nädalavahetusel on ja teenuseid on jälle see, et kui on hooaega, kui on ilma, siis on ka neid teenuse pakkujaid, aga see hooaeg on lühike. Ehk siis see ei ole see teenus, mis elatakse võib-olla ettevõtte ära aastaringselt. Ta saab seda teha nii-öelda juhtumipõhiselt sel hetkel, kui tundub, et nüüd on aega, ta saabki sel nädalavahetusel just selle asjaga tegeleda ja pakutakse küll, aga
mitte jah sellisel määral nagu võiks. Et ehk siis, kui tänagi oli kellegagi kuskil vestlusel juttu, et ma läheks nüüd ajaviiteks, käiks järvel, siis no ei saa, kahju küll, nagu nii on. Et noh, et selliseid regulaarseid teenuseid mustal kahjuks ei ole. Kas on? Palun. Piret üritab, et meil on siin väga palju inimesi, kes on seotud kultuurilise mitmekesisusega ja see piirkond on ka see kultuuriliselt mitmekesine, erinevast rahvusest inimesed, et kuidas te näete, et kas on teie jaoks võimalus või väljakutse ja juhul kui väljakutse, siis millised on need erinevad võib-olla teemad, mis teie jaoks läbi käivad, mille osas me võiksime olla teadlikud ja võib-olla mõelda koostööd? Igapäevaelus on see väljakutse, kultuuri mõistes on see võimalus. Et see ongi nii ja naa, et muidugi kultuuriliselt erinevad inimesed mõtlevad erinevalt, ootused on erinevad ja sellise igapäevaelu korraldamisel see on väljakutse. Aga noh, võimaluse poolest jälle on see, et kui ühel etnilisel grupil on eestvedaja või on inimene, kes seda teemat rohkem propageerib, kirjutab projekte, on valmis nagu ka sellist vabatahtlikku tööd panustama, siis need grupid tulevad ka paremini välja. Aga jälle, vanausulised tahavad ise elada rahulikult. Et ega need väga paljud enamused muuseumid, mis siin vanausulist eluolu tutvustavad, et ega nad on ka õigeusklike asutatud, et nad tegelikult tahavad ju elada oma elu. Eks me ju kõik tahame, me keegi ei taha olla muuseumi eksponaat. Aga eks natuke see nagu nendest vanausulistest seda tehakse, sest ega see rahvakild on hääbuv ja siin tuleb ka leida see tasakaal, et nemad oleksid hoitud, aga et oleks ka võimalik siis nende seda autentset eluolu tutvustada. Paar küsin, et ütlesite ka, et tavapäeval on see nagu väljakutse, et mis need põhiküsimused on, mis teie jaoks seoses on tekkinud? Eks see võib-olla see keeleline barjäär on, et ka sellises igapäevases elus võib-olla pöördutakse palju rohkem valla poole sellistes elementaarsetes küsimustes, mida eesti keelt kõnelevad inimesed saavad tavaliselt lihtsalt teavad, kuidas, ma ei tea, prügikasti tühjendamise graafikud tulevad koju kätte meili peale, ta ei pea vallast tulema küsima, et kuidas see käib, sellepärast et ta saab sellest igapäevasest keelest aru. Et loomulikult need traditsioonid ja oskused, see on vaeva rohkem. Ja ütleme, et majandusosakond, kus mina praegu istun ja toimetan, et enamus kodanikke, kes oma muredega käib, on venekeelne. Suvel on kuste ümber palju, talvel ka kui on jääd, siis on ka veel tegevust, ma näen ikka lätlased ööbavad siin kuskil siin riburada. Mis päästaks Peipsi ääre sügised ja kevad? Et kuidas seda aastaringi nagu pikendada või seda? Rääkisime spaast ju. Te ei vastanud, kas vett jätkaks? Jätkub järves on vett küll. Järves, okei, jah. Nii, palun. 90-ndatel räägiti, et teeme laevaühenduse naaberriiki. Hakkame palke varretama. Aga võib-olla teha nüüd Siljalainel ettepanek, et sõita Pihkva ja tagasi. Ja, et sellepärast tehniliselt piirivalve kordon on meil ju olemas, et mingu kontrolliga vahepeal üle need dokumendid. Eks see on poliitiline selline otsus. See on võib-olla poliitiline otsus rohkem tähtsam kui see tahe ja majandus. Iseenesest Soomes on ju piirkonnad, kus tullakse vast Leningradi või Peterburi poolt 3 päeva, nad võivad seal Imatra kandis ju liikuda viisavabalt. Et ma iseenesest olen ka siin mõelnud, et nad tulevad üle järve, Mustes tulevad maale, Mustes ostavad või rendivad auto ja majutuvad ja ostavad toitu, on 3 päeva koha peal ja siis sõidavad üle järve tagasi. Nad jätavad kõik selle raha. Siis on mõtet spa ka juba teha. Siis võib mõtet juba spa ka teha. Aga see on jah selline väga tugevalt selline poliitiline. See kõlab lihtsamalt, kui see päriselt on. Et meil ju legaalsed alused on isegi selle jaoks olemas. Me oleme uut Eesti-Vene programmi ettevalmistades seda teemat Vene poolega arutanud ja siis otsingute käigus on tulnud välja väga huvitavad dokumendid, et on olemas ju valitsustevahelised lepingud, mis siis reguleerivad seda laevaliiklust Peipsi järvel, on reguleeritud ka piiriületuspunktid, aga siis peaks olema ka Vene poolelt reaalne tahe. Nad ongi nõus sellega, et meie alused võivad sinna Vene poole minna ja siit omakorda, või siis Vene poolt omakorda Eestisse tulla. Ja peaksid olema siis ka olemas reaalsed piiripunktid, kus on võimalik seda piirikontrolli teha.
ja Vene pool on välja toonud ühe puudusena ka seda, et Vene poolel pole ju sadamaid, et Pihkvas ei ole korralikku sadamat. Ja kui käid Pihkvas, siis näed, et alused tegelikult seal ju liiguvad. No ma ei tea, peale vaadates mulle tundub üsna okei, aga nad ise ütlevad, et pole see sadam ega midagi. Aga nüüd järgmisest programmist teil on plaanis toetust küsida, et teha Pihkvasse korralik sadam. Ja me oleme välja toonud ka selle, et siis arvestage ka piiriületusvõimalustega. Et nad on praegu tõesti öelnud, et nad on piirivalvega suhelnud sel teemal, et saaks seda piiriületust seal ka korraldada. Ja tegelikult Rahandusministeeriumi poole pealt me oleme venelastele pakkunud välja, et me tahaks teiega arutada seda teemat, kuidas siis edendada seda veeturismi Eesti ja Venemaa vahel ja uuesti siis taas alustada Peipsjärvel ja ka Läänemerel. Et nad ei ole meile siiani öelnud, et seda kohe kindlasti üldse mitte ei tule. Et me oleme seda diskussiooni juba korduvalt edasi lükkanud, ehk see siiski ühel päeval tuleb. Ja äkki meil siiski õnnestub seda arutada. Ja nad on küll korduvalt lauale toonud teema, et meil ei ole ju piirilepingut. Aga siis tuvastasime, et on olemas need valitsustevahelised lepingud, et meil õiguslikud alused on olemas. Siis ja me pakume neile välja seda, et äkki katsume leida sellise lahenduse, mis ei hõlmaks endast poliitikat kuidagi nagu ametkondade vahelise ja me ei julge praegu midagi lubada. Vähemalt see teema on laual, me püüame seda nendega arutada, meil seal üleval hoida, et äkki õnnestub. Et võib-olla, kui me suudame luua esialgu kasvõi selle infrastruktuuri, et nad ei saaks enam sinna taha pugeda, et on mõlemal poolel olemas need väike sadamad ja on kuhu luua piiriületuspunktid, et siis ei saa vähemalt selle taha enam. Seal on üks, jah, ma tahtsin seda valitsustevahelist kokkuleppes, seal on üks kala on sees, mis seda väikelaeva liiklust ei luba, on see, et siis leppes ei ole väikelaevu sees. Väikelaevu ei ole sees. Seal on kauba- ja reisiliiklus, aga väikelaevad ei kategoriseeri reisiliikluse alla. Nii et see on üks kala, eks on ju, ja mis nagu piirab kogu seda diskussiooni, aga nagu Helena ütles ja me nagu MKM-i poolt oleme püüdnud ikkagi ka seda diskussiooni kaasa aidata, et Veeteede Amet ja kes iganes need ametkonnad on meie maja juures, et vähemalt see olemasolev olukord nagu võimalikult täpselt välja selgitada ja siis tõesti Vene poolega leida sinna mingisugune selline lahendus, mis toimima hakkaks, aga jah, selles suhtes võib rahulik olla, et seda piirilepingu puudumist ja sellest hakkab meie iga siis töörühma koosolek peale, eks on ju, et nad Välisministeeriumi esindaja alati peab selle kõne ära, siis on 5 minutit vaikust ja siis hakkab nagu õige töö peale. Marko Lomp tahtis ka see. Ja, kui siin öeldi, et kala on kuskil, siis kala varud selles läbirääkimistes on ka tegelikult punkt sees, mis võimaldab vastaspoole teisel teel käia. Teises kaldas käia. Kala tegelikult püüdmas käia. Keegi kukkus pikali. Vist tundliku teema võtsin. Aga et seal on ka tegelikult nüüd võimalused Vene poole pealt just nagu pakkunud, et äkki tulete, ja meil nemad ei suudavad oma kalapallet välja. Ma juba tean meie päevaplaanid seal üles. Aga ma küsin lõppu ühe niisuguse asja, mis see Jõgevamaal ikka ringles alates üle-eelmisest maavanemast. Küsin nüüd, igaüks saab vastata. Kas geoloogiliselt, loodushoidlikult, finantsiliselt, tahte poolest, turismi eesmärgil või mida iganes eesmärgil on reaalne ühendada ala lüüsidega, kanalitega Peipsijärv ja Läänemeri? Palun, hakkab kas või geoloogiliste ja loodushoiu teemalistega probleemidega. Meil maavanem ikka pikalt rääkis, et elektribussi tekkis, et väiksed Eldronid praegu on. Ja siis teine oli Peipsi ühendada Läänemerega. Kas see on reaalne? Ühendatud Läänemerega. Meil on Narva jõgi. No ma mõtlen laevatatanud. Et see väike Norra rikas vanamees jõuaks siia. Jah, see on mõnevõrra keeruline. Aga mööda Narva jõge võimalik. Kunagi oli Narva jõgi ju laevatatav Vasknarvast kuni siis Kulguni. Täna on seal need
ütleme, liitsihid ja see nii-öelda veeteemärgid hooldamata, aga põhimõtteliselt peab olema võimalik sõita teatud alustega. Nüüd siis Narvas veehoidla tamm on see, et sinna tuleks ehitada siis vastav lüüs, kus saaks laeva siis üles tõsta alla lasta. Kas kunagi on, mis võiks olla järgmine vaatamisväärsus on Euroopas on väga huvitav. Ma mõtlen, et ka see kanal siit Helsingisse või see tunnel oli kunagi nagu öeldi, et mõttetu, aga praegu ikka räägitakse. Kas kunagi on riigi struktuurides sellist uitvõitet üldse arutatud? Ei, selles mõttes on küll, no mitte laevaliikluse mõttes, aga kalarände mõttes on see teema nagu päris aktuaalselt laua peal. On olemas lisaks kalavarudele ka piirivetekomisjon, mis on jõudnud oma aruteludes sinnani, et võiks teha mingi Angere käigu. Sealt laevu läbi ei pressi. Aga mõtlen jah, et see Narva see kanjon võiks kunagi nagu veega täituda küll, et see on päris nukker, kui see seal tühjana seisab. Et see vähemalt praegu läbirääkimised on mingi positiivse alge saanud. Turismi unistatud lauada. Kui sa ütled, et üle-eelmine maavanem sellest juba rääkis ja arvestades tehnika arengut, siis ma usun küll, et on võimalik juba siis seda mõelda. Aga ei, turismi mõistes oleks see loomulikult meeletult suur võimalus. Tegelikult täiesti tuttav teema, see oli laual aastal 2010, kui valmistati ette eelmist Eesti-Läti-Vene programmi. Ja siis Common Peipsi projekti raames oli ka see teemaks, et teha need lüüsid sinna. Ja lõppkokkuvõte oli see, et täiesti hull idee, mis maksab tohutult raha, et kui kellelgi seda raha kusagil üle on, siis tooge siia ja tehakse ära. Tehniliselt vist täiesti teostatav, aga... Äkki teie parempool istuv partner teab mõnda välisinvestorit, kes tuleb ka esimese kutse peale. Ja siis tuleb otsima hakata, et järgmist Vesterbakast lihtsalt, kes tahaks siis, ja arvestaks seda, et seal taga on hiinlaste raha, nii et hiinlased tuleksid hea meelega, aga tõenäoliselt, aga kas te tahate hiinlasi siia, see on omate küsimus. Sest hiinlased investeerivad terves maailmas täiesti hullusti ja võtavad riike üle majanduslikult. Et aga jah, ei tea. Et erainvestor kindlasti, ma arvan, et riik ei hakka... Ma päris lõppu küsin, kui me oleme üle läinud ja ilmastiku nähtused viitavad sellele, et me oleme üle läinud. Et küsin sellise küsimuse, et Jessus, algus oli väga lootustandev ja lõpus läks mälunahka. Et enne oli jutt, et spa on, et kas vald seda ei tee või miks see eraettevõtted. Et kui me võtame Eesti põhiseaduses, seal on kõigest, ma lootsin ise, et rohkem, ma tahtsin suurt kontrasti saada, aga tuli välja, et põhiseadus on sõna kultuur ainult 2 korda. Sõna turism pole üldse sees. Et kas üldse peab teie arvamus, kui palju ja kui üldse peab omavalitsus üldse muretsema turismi pärast, äkki jätaks selle kõik erainvestorile, las teenivad raha või teie nägemus? Lihtsalt huvi pärast. Iluteenindussektorisse me ju ei panustaks, et neile hästi läheks. Et turism on samasugune majandusharu nagu ma ei tea iluteenindus. Aga peab, sest seal on väga palju erineva, seal on toitlustus, seal on majutus, seal on teenusepakkujaid erinevaid, ja see annab, ütleme, seda kogu piirkonnal sellist uut infomist, ja lõpuks ju tegelikult võidavad kohalikud elanikud. Ei, ma saan aru, majutus ma saan kõik aru, aga sinna ju tegelikult enamasti, omavalitsused ehita hotelle näiteks. Et miks siis nagu, ma ei tea, peab mingit sadamat ehitama. Äkki on kalamehed pannud seljad kokku ja siis taotlevad natuke abi sealt kalad, liindrist ja nii edasi. Aga Keskkonnaministeeriumi arvamus? Et kas omavalitsus peaks edendama turismi, kas üldse peaks? Äkki sealt jääks suht palju raha üle mingite teiste tegevuse jaoks? Kui nüüd keskkonnakaitse vaatest vaadata, siis ei ole see üldse kuidagi nagu soositav tegevuseks. No nii. Aga ei, kahtlemata ka seal on oma vajadus loodusväärtuste tutvustamine, näiteks aitab tegelikult keskkonnakaitsele kaasa. Riik on taristut ehitanud selleks, viib inimesi Rappa, siia Alutagusele isegi sai rahvuspark tehtud, äkki meelitab läbi selle värava siis ka Peipsi äärde inimesed, et seal on kahtlemata sellist positiivset nii ka keskkonnakaitse vaatest, et miks seda peaks tegema. Aga näiteks teie silmis siin on Peipsi järve elutuba. Kas see on turismiatraktsioon või see on pigem hariduslik atraktsioon? Käisin selle ennem läbi, ennem pidin küll samovarit kõik üle vaatama, sain nii-öelda kultuurielamuse ja vaatasin, et ka keskkonna sellise teabe osaliseks
pigem olete ju keskkonna. see kalatuba küll jah räägib sellest, et mis kalad siin on ja kui sügav on järv ja kus on sügavam koht ja. Selge, vallavanema nägemus. no tegelikult on niimoodi, et ega siis riik ja rahvas ja kõik see ju püsib ikkagi püsti majandus. Et majandus on see, mis meile tulu annab ja leiva lauale toob. Ja piirkonniti on need harud lihtsalt erinevad, mis seda tulu annavad. Ega kui me tervet Eestit vaatame, siis mõned omavalitsused ju turismiga on sellised, kus praktiliselt ei tegeleta. Sest seal ei ole turismi osa nii palju. Et meil on see turismi osa jälle hästi suur võrreldes muude teemadega. Et seetõttu meie peame sellega rohkem tegelema. Mõned teised tegelevad rohkem mingi tööstusala arendamisega, sellepärast, et neil on sealt rohkem saada ja võtta. Ja tööhõive selles valdkonnas suur. Turismisektor on nii lai mõiste, et kindlasti seal on selliseid valdkondi, millega saab erasektor ise väga hästi hakkama. Hotellid ja toitlustus ja on selliseid valdkondi, millega erasektor ei tegele, sest see ei too neile kasumit. Erasektor ei taha ju teha neid asju, mis kasumit ei too. Siis seal on jah pigem see tööd või KOV-id ise, kes siis panustavad. Ja eks seda aitavad kaasa ka eelduste loomisel, et erasektor saaks toimetada. Seesama näide sellest tahtest, eks on ju, et millest ma ennem rääkisin või sellest arenguplaanist, arengukavast. Et see kohalik tasakaal on ikkagi igal pool unikaalne ja siis kohalikud inimesed ja valitud juhid, eks on ju tegelikult otsustavad seda, et kuhu panustatakse rohkem ja kuhu vähem. Et ettevõtlus on ettevõtlus, eks ja turism on samamoodi ettevõtlus. Ja sellel turismil on, nagu ma ennem ka ütlesin selle turunduse juures, et seal on 3 vaadet. Et seal on kohaliku elaniku vaade, seal on külastaja vaade ja seal on ettevõtja vaade. Ja me saame seda turismi ja tema sellist käsitlust vaadata nüüd sellesama, eks on ju väga kitsalt selle külastaja vaate järgi, et mida meil on külalisele pakkuda. Aga samas me saame ka vaadata teda laiemalt ja öelda, et see turism on üks turunduse tööriist, eks on ju selles konkreetses piirkonnas. Ehk siis millega me oma kohalikku elanikku rõõmustame ja millega me oma ettevõtjaid rõõmustame. Sellepärast, et need, kes siin olemas on, neile on ka turundusabi vaja. Et nad jõuaksid kuskile kaugemale, et informatsioon neist jõuaks kuskile kohale. Nii et selles mõttes vastuolu ei ole, eks on ju, igaüks teeb oma asja ja kõige tähtsam on see, et nad teeksid kõik seda koos. Kui nii võib öelda. Ja enne juba väike etteide ei ole kutsutud siia ennustama. Ma päris lõpetuseks palun ennustust. 2019 enne siis tervisekriisi oli välja arvutatud siis, et turism annab Eesti majandusest 8% sise kogutoodangust. Euroopa keskmine on 9,5. Mis aastal meile Euroopale keskmisele tasemele jõuame, Aive? Peipsi ääres või Eesti? No võtame siis Peipsi, kuna meil on Peipsi seminar. Te pole niikuinii kokku arvutanud, palju tegelikult see turismist tuleb. Aga kui võtta, et keskmine, muidugi kliimad on teised, aga keskmine on praegu 9,5 Euroopat, meil on 8. Kuna me järgi jõuame? Ma tean, et me alustasime hiljem. Ja ei, ma arvan ka, et ikka see võtab aega, aga Kas jõuame? 10 aasta jooksul võiks. Usaldame kohalikult. Ja ma nüüd konkreetselt aega ei julge pakkuda, muidu pärast on jälle. Aga eks me vaikselt järgi võtame ja ega need mingid proportsioonid ju võivadki jääda, et ei pruugigi ju olla see proportsioon sama, nii nagu on. Piirkonnid ja elualad on erinevad ja kui me vaatame seda, üldistame mingisuguse hästi suure piirkonnaga, siis me saame võib-olla võrrelda. Ma tegelikult kujutan ette, et meil selles konkreetses Musti vallas siin see protsent võiks minna kõrgemaks isegi. Ta võib isegi täna meil, kui me täna arvutame selle turismi kokku, siis ma arvan, et me võime suhteliselt kõrgemal positsioonil olla võrreldes paljude teiste omavalitsuste. Ma isegi ei tea. Kaarel oskab ennustada midagi. Ma ei tea, kas see peab sellest protsenti viis.
milline on riigi nägemus, kuna me järgi võtame? Lõpetaks selle jutu riigi nägemusest, sellest ma ei tea midagi. Aga ma ütleks oma isikliku nägemuse ühe vana Jaapani naljaga või Jaapani raadio küsimusega, et nemad vastasid 33 kilomeetrit. Ja siis, kuidas te selle arvutasite, et kui iga 5 aastat, kui me asume kommunismile kukesammu võrra lähemale, siis kulub kommunismi jõudmiseks 33 kilomeetrit. Et see on võib-olla üks selline arvamise viis, aga ma pigem olen vallavanemaga nõus, et kui Eesti keskmine on selline, siis jah, siis peaks nagu kõigepealt koha peal välja arvutama, et palju see osa SKP-s on, eks on ju, et siis me saame nagu tõenduspõhiselt, eks on ju, seda väitlust siin pidada. Ja mida siis on vaja teha, eks on ju konkreetselt, et SKP number kasvaks, eks on ju, et mis elualad või valdkonnad, eks on ju, kuhu oleks vaja investeerida, et see number hakkaks kasvama. Ja jah, turismipiirkonnad nagu see Peipsimaa on, eks on ju, et või peamiselt nagu sükene turismist elatuv piirkond nagu see Peipsimaa on, et siin ta võib olla, eks on ju, Eesti keskmise juures, aga me ei tea. Sest me ei muuda seda. Siinkohal ma pean ütlema, et kell on, ma küll püüdsin olla tagasihoidlikult üleminev, aga me saime, nagu öeldakse, veeratundi on akadeemiline, et me eksisime lubatud piiridest. Ja meil on siin paneelisse ja ettekandjatele, osalejatele väikesed kotikesed. Nii kaua, kui nad rõõmu saavad, ütlen selle informatsiooni mõtte, et see Samovari muuseum on praegu avatud. Seal on võimalik teha ka selle muuseumi külastus, inimesed seal täidesti ootavad. Ja siis õhtune pidu on teil kavas kirjas. Head peotuju teile õhtuks ja väga tulemuslikke päevi järgmistel päevadel.